Kullastandard, Mait Krauni podcast. Tere hea kuulaja ja vaataja, täna on eetris Kullastandardi järjekorras 33. saade ja täna on meil külas Tõnu Toompark. Tere Tõnu! Tere Mait! Tõnu on siis ametilt kinnisvaraturu analüütik, nagu ma aru saan, ja koolitaja. Ja kui rääkida sellest sõnast kinnisvaraturu analüütik, siis kui keegi minu käest küsiks suvalisel hetkel, et kes Eestis on kinnisvaraturu analüütikud, siis mul tuleks ainult üks nimi meelde, et ainult sinu nimi tuleks meelde. Et kas Eestis on veel üldse selliseid veel kinnisvaraturu analüütikuid ja võib-olla räägiga sellest alustuseks, et milline see töö nagu üldse igapäevane töö välja näeb? No, kui sulle ainult minu nimi meelde tuleb, ju ma siis mingeid asju olen õigesti teinud, et seda on hea teada. Aga kas on analüütikuid veel, et moel või teisel võiks öelda, et kõik kinnisvara hindajad on analüütikud, kes oma eksperthinnangutes peavad turuandmetest lähtuma ja uurima, mis siis turul aset leiab, kus turg on ja mõnevõrra mõtlema ka selle peale, kuhu turg edasi liikumas on. On ka kindlasti inimesi, kes kannavad kinnisvara analüütiku tiitlit, sageli nende inimeste tegevused on seotud mingite kommunikatsiooniliste tegevustega ettevõttes ja võib-olla nad sellise intensiivsusega kinnisvaraturgu ei analüüsi nagu mina, nii et võtavad hommikul kätte siis kuni õhtuni analüüsivad. Aga milles mu töö seisneb, et eks ta ole, et väikeettevõtjana, iseendale tööandjana, et siuke kolmandik tööst on, kolmandik või pool on müük ja siis siuke pool või nõksa rohkem on siis nii-öelda töö ärategemine ja eks koolitused võtavad just aja mõttes, võtavad hulka ressurssi ja selline analüüsitöö, mida see tähendab, et kuskilt tuleb kõigepealt üks klient leida, tuleb mingi lähteülesanne püstitada, tuleb andmed kokku koondada, tuleb need siis mingisse struktuuri panna, et nende pealt järeldusi teha ja eks siis tuleb järeldused ka ära teha, et nii ta on, et eks loomulikult kõik päevad ole erinevad. Kus see huvi nagu selle kinnisvara vastu pärit on või kuidas üldse sellesse valdkonda nagu jõudsid? Ma jõudsin tegelikult kinnisvara valdkonda läbi suure juhuse, et müüsin kunagi Õhtulehes reklaami, kunagi ammu, eelmisel sajandil ja seal tuli uus osakonna juhataja, kes lõi müügiosakonna laiali, sest ütleme müügiosakonnas võib-olla ka laiemalt, ega see ettevõtte vaim nagu liiga hea ei olnud ja mina, kel mul veel katseaeg jooksis, siis mind oli nagu hästi lihtne, juriidiliselt hästi lihtne esimeste seas minema saata, mida ka tehti. Ja eks ma siis jäin natuke nagu ripakile siis mingite juhuste ja tuttavate kaudu sattusin töötama majandusministeeriumi elamuosakonda, just täna ühes teises seltskonnas viitasin, et ajutise meeltesegaduse hoos olen ka riigiametnikuna töötanud. Ja eks ma sealt võib-olla võtsin mõnevõrra mingit teadmist kaasa ja aastake ma seal töötasin ja siis kutsus üks hea koolivend Andrus mind töötama analüütikuna sellisesse ettevõttesse nagu Rime kinnisvara. See ettevõtte on ka täna olemas, aga hoopis teistsugusel kujul, kui ta toona oli. Ja seal ma siis tegelesin ka muu hulgas mingite kommunikatsiooniliste tegevustega ja paljude muude tegevustega, et sealt tuli selline otsene seos kinnisvaraturuga ja võib-olla nagu selline, et aga analüütik siis, eks, et ühest küljest võib-olla mul toona mu kinnisvarakarjääri alguses sai selline analüütiku tiitel, poolenisti, et poolt paremat võtta ka, sai külge kleebitud, aga kui ma nüüd oma mingile lapsepõlvele või mingitele
mingitele asjadele, mis korda on läinud, mõtleme, et siis mingi struktuuri loomine, asjadest aru saamine, mingite asjade korrastamine, ma ei pea silmas siin oma tuba või oma töölauda, vaid mingi ideede korrastamine, see on mulle, see on midagi see, mis mind on kõnetanud ja eks need asjad ole kokku saanud ja täna nagu tunnen, et väga põnev on ja huvitav, et mulle sobib see. Kas sa pead nagu ettevõtjaks siis ennast? Ma saan aru, et sa ei ole nagu otseselt mingis ettevõttes analüütikuna tööl, vaid sa ise nagu oled teinud mingisuguse ettevõtte. Ja ma nagu, kui niimoodi otse vastata, siis eks ma siin eelöeldust ka korra see ettevõtja sõna käis läbi, et ma pigem nagu ei pea ennast ettevõtjaks, et ma pigem pean ettevõtjaks seda, kes on siis kas ettevõtte tegevjuht või omanik ja tal siis kuskil töömesilased ja mingi struktuur ja mingid niisugused asjad töötavad, et ma pigem peaks ennast ikkagi iseendale tööandjaks, aga vaat see on niisugune defineerimise asi, et vaba maa, igaüks defineerib nagu tahab, et mulle pigem meeldib selline endale tööandja lähenemine, aga ega sellist, seda nagu praktilises elus liiga palju ei ole vaja defineerida ja selgitada, kes ma siuke olen. Ja seal on üks selline sõna, mida kasutatakse ka, on vabakutseline, eks ole? Nojah, midagi siukest, jah. Räägime natuke sellisest maailmavaatelisest pildist, et kuidas, see töö on nagu küllalt palju sellise majandusega seotud, kinnisvara on väga suur osa majandusest, kinnisvara on nagu globaalselt kõige suurem varaklass üldse, kui ma hiljuti vaatasin seal mingi 600 triljonit, aktsiaturgude turuväärtus on seal mingi globaalselt äkki mingi 150, et kinnisvaraturg on kuskil 4 korda suurem. Kas see on tihedalt majandusega seotud, eks ole, see sektor, et kuidas sa nagu majandust vaatad või kuidas sa filosoofiliselt majandust vaatad, et mis on nagu maailmavaade on majandusel, et kas sa oled nagu vabaturu majanduse pooldaja või kuidas sa näed üldse seda nagu sellises maailmavaatelises perspektiivis? No maailmavaateliselt, eks maailmavaate defineerimine jälle on iseenesest keeruline, et ma olen olnud seltskonnas, kus tundub, et ma olen kõige punasem ja ma nagu ei tahaks nagu kõige punasem olla, et see nagu natuke läheb hinge ja ma olen olnud seltskonnas, kus mind peetakse paduliberaaliks ja lausa vihastatakse selle peale. Aga kui panna selline ühte äärde regulatsioonid ja teise täielik vabadus, siis kindlasti ma anarhist ei ole, et ühistame kõik regulatsioonid ära, et mingid kokkulepped, kuidas ühiskond toimib, need teevad meie elu mugavamaks ja ka odavamaks, kas või standardid lihtsustavad meie elu. Aga sellisest kujuteldavast keskpunktist ma olen ikkagi, ma arvan, pika sammu vabaturu poole, sest inimene on kõige motiveeritum tegutsema siis, kui ta tahab. Ja käskude keeldudega kedagi midagi tegema panna kindlasti on võimalik, aga selline vabadus ikkagi on tähtis ja käsud keelud võivad suunata mingeid tegevusi, aga moel või teisel, kui me vaatamegi, et turuanalüütikaks, et kuidas turg toimub, seal paratamatult on nõudlus ja pakkumine saavad kuskil kokku, nii lihtne see ongi, eks, et see ongi kogu nagu töö essents, et leida, kus on nõudlus ja pakkumine kokku saamas ja sellised regulatsioonid nihutavad tasakaalupunkti ja enamasti nad nihutavad ikkagi tasakaalupunkti tarbijale, inimesele mitte positiivses suunas, võib-olla küll lühiajaliselt positiivses suunas või vähestele positiivses suunas, aga enamasti, eks me vist täna jõua ka mõnevõrra rääkida näiteks elamispindade kättesaadavuse teemast, et kõik regulatsioonid teevad eluaseme, kõik liigsed regulatsioonid teevad eluaseme kättesaadavust kehvemaks, aga need on jube magus mingitel poliitilistel põhjustel ära kasutada. Nii et igal juhul ma panen ennast sellise vaba turu pooldajate ridadesse, kuid möönan, et
et mingid reeglistikud, mingid kokkulepped nagu niimoodi ühiskonna tasemel peaksid olemas olema. Kas see Eestis, kui me nüüd läheme nagu suurema pildi peale kinnisvaraturus välja korraks, kas Eestis on piisavalt vabaturumajandust või võiks olla rohkem? No ütleme niimoodi, et meil, et ühest küljest ma astuks sammu tagasi, eks, et kui me siin rääkisime, kes on siis ettevõtja, kes vabakutseline, siis ettevõtjad ikkagi paratamatusena tegutsevad mitte siis riigi või regulatsioonide soosingus, vaid nende kiuste. Ja et kas meil on piisavalt vabadust või mitte, ma kardan, et meil kohalikud inimesed sageli ei saa aru, et meil on vabadust palju rohkem kui mingites nii-öelda Vana-Euroopa riikides. Aga see ei tähenda seda, et olukord oleks hea. Ja noh, et meil on siin ka lausa selline valitsuse initsiatiivil loodud komisjon, mis justkui tõi välja, et justkui nagu ravim kõikide murede vastu, eks see ei ole mitte pärlivann, aga et kui me nüüd saame planeeringut kiiremini tehtud, et siis läheb elu meil Eestis heaks. No tegelikult, eks, see on ka tähtis, aga seda regulatsiooni on pugenud siia sinna kolmandasse kohta. See ei olnud väga ammu, kui meil oli majandusministeeriumis keegi ametnik, kes reguleeris, milline peab olema hotellipadja suurus. No see on absurdne ja et meil on selgelt liiga palju regulatsiooni. Euroopas ollakse sellest ka niimoodi Euroopa Liidu tasemel aru saadud, et peaks midagi lihtsamaks tegema, aga kui me mõtleme, et kas viimase 3-4 kuu jooksul ka keegi sellest veel midagi on rääkinud, ei no räägiti ära, nüüd on see mure on teadvustatud, nüüd lähme samamoodi edasi. Ja ma ütleks, et võib-olla meil oleks rohkem lolle ametnikke vaja, sest tark ametnik ikkagi näeb alati kuskil probleeme, päris elus ongi ju kogu aeg ongi mingeid probleeme. Need kurivaimud tahavad neid siis kohe korraldama hakata, tahavad nagu ravima hakata ja nad näevad jälle, et mingi uus dokument tuleks luua, et no ei ole vaja seda. Jah, see, kui vaadata, kui suur on nagu riigi osakaal ka maksudena nagu kogu majandusest, et kui palju riik siis võtab nagu majandusest välja ja ümber jagab, siis see on ka Eestis nagu märkimisväärselt kasvanud tegelikult. Vist Euroopa üks kiiremaid isegi, et kui meil oli 2017-2018 seal kandis oli kuskil 36-37% SKP-st kogu siis valitsussektori osakaal, siis praeguseks ta, kui ma õigesti mäletan, mingi 45-46 juba tõusnud, et päris kiire kasv on olnud valitsuse osakaalul majandusest, et mitte ainult nagu regulatsioonidega ei ole nagu kasvanud see, vaid samal ajal on siis kasvanud see ümberjagamine ka, et kui suur osa nagu ümberjagamisele läheb. Ja see on ses mõttes tõsine probleem, et kui me oleme tänases päevas, saame hakkama, eks oleme siin laua taga, räägime ja pigem oleme rõõmsad, et praegu mitte küll seda teemat käsitles, aga üldjoontes küll. Aga kui me elekter veel on, nagu saab mikrofoni rääkida, on ju. Aga kui me mõtleme 5 või 15 aastat tänasest päevast edasi, et mis nagu megatrendis me oleme. 2025 aastal rändas Eestist välja 3000 inimest rohkem kui sisse tuli, 18 000 läks välja, 15 tuli sisse, elanike arv väheneb, sündivus on põhjas, me võime arvata, et võib-olla see on mingi nagu tsükli põhi ja läheb paremaks, aga ta ei lähe tagasi 90-ndate algusesse, kus meil 25 000 last sündis. Meil paratamatusena maksumaksjaid jääb vähemaks, kes seda süsteemi üleval peavad ja kui me laseme avalikul sektoril kuhjuda ja kogu aeg mõelda välja mingeid lahedaid asju, mis meil vaja on, siis meil saavad lihtsalt inimesed õige pea otsa ja me ei saa niimoodi kivirähulikult või mitte kivirähulikult, rehepapilikult läheneda, et varastame kuskilt rikastelt inimestelt kõik ära ja küll nad siis Saksamaalt juurde toovad. Ei too. Meil on 23-45 aastal on 100 miljoneid eurosid läinud Eesti kinnisvaraturult kapitali minema. Ühest küljest me võime rõõmu tunda, et Eesti kapital on mingite varade omanikuks saanud, et teeme siin Eesti jälle suureks, aga teisalt mingi kapital tegi Eestis tööd. Enam seda kapitali ei ole.
Mis kapital, siis välismaalt tulnud kapital või? Välismaalt Eestisse tulnud kapital, no ütleme nimeteks, et Ülemiste Tehnopolis Eesti pool ostis teise poole välja, Kristiine keskus näiteks, Viru keskusest osa. Mis ajal see toimunud on nüüd viimastel aastatel? Paari viimase aasta jooksul. Kas see võib olla nagu selle sõja tõttu suuresti ka, et tegelikult aktsia investeeringutest on ka väga paljud välisfondid nagu Tallinna börsilt näiteks nagu suuri osalusi müünud? Ja, no ütleme, et nii mitmedki kinnisvaraturu osalised on välja toonud, et kapitali lahkumise põhjus võib olla kuskil mujal, et mingi fondi tähtaeg sai otsa ja nii edasi, aga kindlasti nende fondide omanikud, varade omanikud on muuhulgas vaadanud ka geograafilisi riske. Ja ma tahaks siia tuua veel, et täna on selline aktuaalne teema, kus paljud punased ja paljud arhitektid räägivad, et ehitame näiteks linnahalli uuesti üles. Et paneme selle nagu numbriliselt konteksti, et kui me mõtleme, et linnahalli renoveerimine läheb kuskil samas suurusjärgus per ruutmeeter maksma, nagu oli meil Rahvusraamatukogu renoveerimine, pigem läheb rohkem maksma, sest on rohkem käest ära lastud hoone ja rohkem nagu asju tuleb täiesti ümber teha. Ma võin lahjat mürki võtta selle peale, et see maksumus saab olema 200-250 miljonit eurot. Mis see nüüd nagu sellise suure pildi kontekstis on? Eesti sisemajanduse kogutoodang on seal kuskil 40 miljardi peal. 200-250 miljonit on 0,5-0,6%. 0,6% oli 25 aasta majanduskasv. Kogu majanduskasvu paned on. Et meil on, need asjad on nagu täiesti käest ära läinud ja aga me võime ju mõelda, et linnahall, et see ei ole ju kulu, see on investeering. Aga oled sa, Mait, tähele pannud, et kui avalik sektor räägib investeeringust, siis enamasti tähendab seda, et kõigepealt pannakse hulk raha mängu ja siis tuleb iga aasta nagu juurde panna raha. Et kui erasektor räägib investeeringust, siis ta paneb raha mängu, aga tahaks nagu tagasi saada. Riigil toimib see teistpidi. Ja meil ühiskonnana, ma väidan, ei ole selle jaoks raha. Sellepärast ma olengi vabaturu pooldaja, et seal ei saa lubada siukseid lollusi ja kui keegi seda teeb, tehku oma rahaga. Et andku aga minna, kui oma rahaga teeb, aga mitte avaliku sektori rahaga, palun. Ja mulle tuleb meelde üks tuttav ütles hiljuti, et tema nagu seal on erasektoris juba nii pikalt töötanud, et tal on nii hea meel, et ta sai nagu avaliku sektorisse, et keegi ei küsi midagi, keegi ei käibenumbrit taga, keegi ei kasuminumbrit taga, et seda saab rahulikult nagu olla. Jah, sest avalikus sektoris ei ole oma Rain Lõhmust, kes viitab, et seisev vesi läheb mädanema. Ja see on nagu minu jaoks see ütlus nagu, et niimoodi ütles, et see võttis nagu kogu avaliku sektori probleemi nagu mõnes mõttes kokku nagu niimoodi, et ebaefektiivne lihtsalt. Ja nii ta on, et kui öeldakse, et avalik sektor peab kokku tõmbama, siis vastuolijad ütlevad, et meil on nagu nii palju inimesi ja nende personalikulu on nii suur, et seal ei ole kokku hoida. Ei, need inimesi tuleb esiteks vähemaks võtta, ikkagi rahalist kokkuhoidu sealt olulist ei saavuta, aga neid tegevusi, mis tehakse, neid tuleb oluliselt kokku võtta, sest et meil ei ole kusagil, meil ei ole mitte ühtegi segmenti, see on inimloomusest tulenevalt, et meil ei ole mitte ühtegi segmenti, kus raha oleks liiga palju või nagu üle oleks, et okei, et avaliku sektori organisatsioonid alati kasvavadki nii kaua, kui ressursid lubavad ja siis nõutakse ressurssi juurde, aga mis meil on, eks akuutsed probleemid. Täna ma ütleks, et Eesti julgeolek, eks number 1, 2 ja 3, aga kui me mõtleme haridusele, siis see ei ole ka julgeolekust kaugel, eriti veel täna reformide käigus, mis lõpuks on ette võetud, et eestikeelne haridus. Vananev ühiskond, meditsiin, et meil ei ole neid segmente, et seal on liiga palju raha, et võtame sealt midagi ära, igalt poolt on puudu ja me ei saa need koormuse kuidagi avalikule sektorile lükata, sest maksumaksjad saavad mitte väga pikas vaates otsa, see tähendabki seda, et inimestele tuleb anda rohkem vastutust, anda rohkem vabadust. Jah, nagu see
tegelikult see sama Rain Lõhmus, kellele sa viitasid, ütles, et 90-ndatel ja 2000-ndatel need põlvkonnad, kes toona ehitasid nagu selle majanduse üles mõnes mõttes ja nagu tegid nagu Eesti nagu rikkamaks riigiks, siis nüüd on tulnud põlvkond valitsema, kes siis seda rikkust nagu ära laristab või ära kulutab või nagu vastutustundetult seda nagu sellesse suhtub, mis on üles ehitatud. Et jah. Aga lähme siit edasi sellise teema juurde nagu raha, et ennem kui ma Eesti kinnisvaraturu olukorrast hakkame rääkima, siis võib-olla selline ka samuti selline nagu natuke filosoofiline küsimus, et kuidas sa rahasse suhtud, mis see raha sinu jaoks on ja mis rolli ta su elus mängib? Raha mängib elus põhirolli, rahas on õnn ja armastus, kui siin mõelda Ehala viisistatud sõnadele hea küsimus, kes sõnade autor on, ma praegu ei teagi, piinlik küll, aga see selleks. No eks raha kui vahetusvahend ja raha kui teisalt väärtuse indikaator. Kui klient on mulle nõus raha maksma, siis järelikult ma olen tema jaoks loonud väärtust rohkem kui see rahasumma, sest muidu ta ei ostaks mult teenust. Ma pean iga kliendiga, iga päev pean läbima eksami või tõestama iseennast, et ma suudan väärtust luua, mõne jaoks see alati ei õnnestu ja võib-olla mõni maksab üle, aga mul on hea meel tõdeda, et mul on kliente, kes on siis 15+ aastat minuga olnud. Nii et eks ta ole võib-olla üks, meie kontekstis täna võiks olla üks oluline asi just, et näitab, kas väärtus saab loodud või mitte, ja lõppkokkuvõttes, et ma ei saa oma lastele öelda, et ma olin täna väga tore inimene ja tegin väga ilusaid ja häid asju aga sorry, et õhtusöögi jätame vahele. Et eks ta ju igapäeva eluks vajalik ole. Eks ta on selline nagu hääletamismasin mõnes mõttes, et inimene hääletab, kus ta väärtust näeb. Täpselt. Oma rahaga põhimõtteliselt. Et mida ta väärtustab põhimõtteliselt. Et jah. Aga mida tähendab nagu jõukus või see, et nagu, mis see sõna tähendab sinu jaoks? Jõukus, ma mõtleks nagu niimoodi, et jõukas on inimene, kes ostab, mida tahab. Mina paraku olen seal, et ma ostan seda, mis mul vaja on. Niimoodi. Et ma nii lihtsaks jääkski. Aga lähmegi siis sellest rahateemast vaikselt võib-olla mingil hetkel veel jõuame selle rahateemani. Aga räägime sellest kinnisvaraturust, mis on nagu siis sinu see peamine teema. Ja milline see hetkeolukord on nagu kui me võtame nagu segmenditi ette selle kinnisvaraturu, et näiteks eelmise aasta suvel sa ütlesid, et pikaajaline üüriäri ja näiteks väike investori jaoks on surnud, et kui me selle võtame nagu, või läheks kõigepealt sellise kõige laiema pildi juurde, et mis see kinnisvaraturu olukord Eestis praegu üldse on? Ma lihtsalt remargi korras ütlen, et selle pealkirja pani Äripäev, et üüriäri on surnud, aga see selleks. Et esiteks me peaks kuidagi ära raamistama, et mis asi on kinnisvaraturg ja minu ampluaa on ikkagi ainult elamispindade turg, et jätame kogu laanduse, hotellinduse, bürood ja metsad ja põllud, jätame need kõik kõrvale. Mina tegelen elamispindade turuga, mis on ainult üks kröömike kogu show'st. Ja ütleme niimoodi, et ka see jaguneb mingiteks segmentideks ja kui mingi üldine trend võib-olla elamispindade või ka äripindade turul on sarnane. Miks on sarnane? Sellepärast, et väga paljud liikumised saavad alguse makromajanduse teguritest, olgu selleks siis kas laenuturg või mingi selline üldine nõudluse või pakkumise dünaamika, siis ikkagi segmentides võivad olla liikumised erinevad. Ja eks ma tegelen kõige rohkem Tallinna elamispindade turuga, sest siin on minu kliendid, kes mul siis aitavad leiva lauale tuua nii mulle kui lastele. Ja ma ütleks, et turg on aktiivne.
ma peaks turu aktiivsust ehk tehingute tegemist ehk tehingute arvu kõige olulisemaks elamispindade turu indikaatoriks, sest kui muu on täiesti ebaoluline, kui turg just tehingute mõttes ei toimi. Aga Tallinna vaates siis turg või ma ütleks on kahekiiruseline ses mõttes, et järelturg on väga aktiivne, sõna väga on olulise koha peal ja uute korterite turg on pigem isegi passiivne või siis ütleme mitteaktiivne, et millist sõna nüüd täpselt kasutada. Ja kõige olulisem nõudlust tegelikult ka pakkumist mõjutav tegur on hind, ehk siis hinnatase määrab siin tehingute arvu, kus nõudlus pakkumine kokku saavad. Ja see kommentaar käis siis ostumüügituru kohta, kui me vaatame üüriturgu, siis tegelikult ka see on aktiivne, kuigi siin tehingute arvu mõõta on keerulisem, sest issand olgu tänatud, et veel mitte vähemalt kuskil üüritehinguid ei registreerita. Aga kui tõmmata korraks pilt laiemaks ja vaadata kõiki Eesti piirkondi kuidagi üheskoos, siis tehingute arv erinevates Eesti piirkondades pigem liigub samas suunas ja pigem sama kiirusega, et ei ole tehingute arvu vaatest oluliselt eristuvaid piirkondi üldjuhul. Kui keegi jookseb eest ära, küll ta siis ootab hiljem teisi piirkondi järele. Niimoodi, et võib-olla praegu nii palju. Mm-hmm. Miks see niimoodi on, et need uued korterid, miks seal see turg sellises olukorras on ja miks just järelturul on see aktiivsem? Ja ma ütlesin, et korterite turg on kahekiiruseline, eks järelturg versus uute korterite turg ja uute korterite turu tänane seis, kust me tuleme täna? Me tuleme oma lähiminevikust ja lähiminevik tuleb kaugemast minevikust. Ja korterite turu uute korterite turu tänase seisu sellised fundamentaalsed põhjused seisnevad koroonaperioodis. Koroona suvel 2020 tuli meil meeletu rahatrükk. Intressimäärad suruti suvele uuesti alla ja see raha lõpuks olid kõik mingid muud nišid ära täidetud, kuhu raha võis voolata, eks see võis olla aktsiaturg või krüptod või mingid startup-indus, et ta lõpuks jõudis elamispindade turule, ärikinnisvara turul oli see varasemate aastate rahatrükk juba selgelt sees. Ja ta jõudis ka tarbijateni ja elamispindade turule nõudlus kinnisvaraturul võib muutuda üleöö ja siis sai hoogu juurde ja kasvas. Aga pakkumine ei saa kiiresti muutuda, sest lihtsalt ehitusõigust ei ole võimalik saada. Et tahaks ühte kortermaja arendama hakata, et võtan ehitusloa. Võtad aga 5 aasta pärast saad kätte. Ja kui nõudlus suureneb, pakkumine püsib, hinnad läksid üles, 2021 aastal oli Tallinna korterite hinnatõus mingi 30%, aga kui nõudlus korterite ostuks läheb üles, siis läheb üles ka ehitusteenuse hind. Ehitusteenusest jäi puudu, ehitusmaterjalidest jäi puudu, meil oli Suessi kanalis üks laev Evergreen vist oli ta nimi. Oli ristjaks, mis jälle sellised logistikaahelad ära rikkus. Ja siis tuli 22 aasta, kus metallist puidust jäi puudu, eks, ja uute korterite müügihind on väga otseselt seotud nende arenduskuludega, ehk siis kulupõhine. Ja kõik kulud läksid üles, et nad läksid osalt niimoodi mullistudes läksid üles ja kus olid sellised, turu probleemid, turg ongi ebatäiuslik oma olemuses. Ja teisalt eks siis ka sellised sõjast tulenevalt ja siis 22 aastal veel kogu energiakriis, sest ka ehitusmaterjalid hästi palju energiaga seotud, energiakriis laiemalt kui mitte ainult Eestit, ma ei mõtle Euroopat. Ja ehitushinnad läksid väga üles ja kui me nüüd mõtleme ajaloo peale, siis millistel hindadel on kombeks alla tulla?
et siin ma viskan küünilist nalja, et ainult inimelu on odavamaks läinud siin viimaste aastatega, et ei midagi muud. Ehk siis hinnad ei taha alla tulla, kuigi eks loomulikult, et mingid allapoole tulemised on olnud meil nii elamispindade ostumüügi hindades, meil on ehitushindades, aga nad on ikkagi kõrged. Ja tulenevalt kallitest sisendkuludest ongi uute korterite müügihinnad kõrgel. Me korraks põgusalt puudutasime, et ka planeerimismenetlus. Et planeerimismenetlus Tallinnas nii-öelda algusest, planeeringu algusest ehitusloani keskmiselt läheb 7 aastat. Olen siin Eesti Kinnisvarafirmade Liidus, oleme inimestega istunud ja proovinud arvutada nii ja naa, siin ei saa mingit täppisarvutust teha, et pigem ikkagi läheneda erinevate metoodikatega näppude pealt, aga puhtalt niimoodi kapitali kulu pealt iga aasta annab kuskil korteri müügihinnal, iga aasta menetlust annab korteri müügihinnale 100-150 eurot juurde. Ehk siis, kui täna uute korterite eest Tallinnas küsitakse keskmiselt 5200 eurot ruutmeetri eest ja arvame, et keskmine menetlusperiood on 7 aastat, siis see on kuskil siuke 1000-1100 eurot on puhtalt siukest kapitalikulu, mis on, mille süüdlane on aeglane planeeringute menetlus. Aga mis see tähendab siis, et kapitalikulu selles osas, et sa paned 7 aastaks nagu raha krunti kinni ja siis sellel on siis ajaline väärtus, kuna sa saaks muidu intressi näiteks teenima panna selle raha. Täpselt, et saaks alternatiivkulu et ma saaks mujal ma saaks ta pealt mingit tootlust teenida. Ja aktsiaturul võib-olla saaks ma ei tea 40-50% seal mingitel aktsiaturgudel selle aja peale nagu kätte. Et täpselt just niimoodi, et kapital on kinni ja tark investor ikkagi hindab erinevaid investeerimisvõimalusi ja see siis määrab. Et niimoodi, et meil on müügihinnad on uutel korteritel kulupõhiselt kõrged, aga konkurents uute korterite vahel on, ma ütleks, nii suur. Meil on Tallinnas pakkumisel tänase päevaga kuskil 3200 korterit, võib-olla isegi rohkem, ajalooline keskmine kuskil 2400 kandis, ehk siis pakkumist on ikkagi väga palju. Ja seda, et kui pakkumist on palju, siis varem või hiljem see viib hinnakonkurentsile. Ehk ma väidaks, et odavamalt ei olegi võimalik kaupa turule tuua, kui meil tänane pakkumiste hind on. Ma tahaks ühe paralleeli tuua ka, et kui me Aga kui pakkumine nagu suur on, siis ta peaks ju selles suhtes, et kui neid korterid nagu ära ei osteta, siis peaks ju hinnalangusruumi ikkagi olema ju, või saame millestki valesti aru? Loogika on õige, aga nüüd on, eks kujutame ette, et üks selles kontekstis võib-olla nime nagu välja ei too, aga ütleme, et arendaja X, tal on mingi portfell, tal on mingi 30 korterit portfellis, ta mõtleb, et müün need nüüd allahindlusega ära ja siis võtan järgmise projekti ette. Aga ta teab, et järgmise projekti müügi hind kulupõhiselt tuleb kõrgem kui täna tal nii-öelda laos seisvatel korteritel. Tal ei ole mõtet allahindlust anda ja võtta kogu selline järgmise arendusprojekti risk. Et hoiad nagu lihtsalt kinnisvara investeeringuna siis neid... see ei ole investeering, et see on ikkagi siuke kulukomponent, aga see on selline, ma ütleks, täiesti adekvaatne mõtte arendajal, mitte et ta ei saa nagu, et teeme rohkem käivet ja saame kasumi selle pealt, sest kulupõhiselt on järgmine projekt kallim. Miks on kulupõhiselt kallim? Mõtleme, et Merko juht Ivo Volkov ütles siin aprilli alguses ühel konverentsil, et ehitushind, see koosneb energiast ja tööjõukulust. Eks ta ole siuke lihtsustus, aga eks mõtleme, et kumb nendest komponentidest meil on täna odavam kui aasta tagasi ja kumb nendest komponentidest on aasta pärast odavam kui täna. Tööjõud. Palgakasvuks prognoositakse meil selleks aastaks 5-6% ja järgmiseks aastaks õige pisut vähem, et siuke, ütleme umbes 5%. Ta mõtles siis energiahindu ja materjali hindu nagu koos või? Jah, sest ehitusmaterjalid on hästi seotud energiast sõltuvad niimoodi, et täpselt. Et selle osas on nagu hästi palju ebakindlust, ütleme, mis energiahinnad aasta aja pärast näiteks on. Ja ebakindlus, see on ju teiste sõnadega ettevõtja vaatest risk. Ja risk, kulu on ju. Ja risk tuleks hinnastada kuidagi. Niimoodi, et
et noh, see on see mäng ja ma tuletan meelde, eks, et küsimus oli, eks, et miks uute korterite turg on närb, et kui uued korterid on nii kallid, aga ma ütleks, et see on täiesti adekvaatne põhjendus, miks nad on niisuguse hinnaga, siis koduostjad lähevad pigem järelturule, kust neil on saada uue väärseid kortereid, mis on peaaegu sama head, kui täna valmivad. Et võib-olla seal on keegi sees juba küll elanud, aga tegelikult see ongi elamispindade turu omapära, et 80% turust ongi siuke järelturg, mis on juba kasutuses olnud. Kui palju see mõjutab korteri hinda, et no, me teame, et kui auto sõidab, eks ole, esindusest välja ja siis 15-20% on ju see hind langeb, et kui seda kasutatakse 1 aasta või ma ei tea, läbisõit on natuke paarkümmend tuhat, siis kuidas see korteri hinna puhul on, et kui see uus korter valmis saab ja kui see sees keegi elab 1-2 aastat, et palju see hind nagu langeb? Ütleme niimoodi, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, ma selle loogikaga nagu iseenesest olen nõus. Et kui ma lähen nüüd, ütleme, tunnustatud arendaja juurde kinnisvara ostma, et ma arvan, et ma pigem oleks temale nõus midagi rohkem maksma, kui samas majas tõepoolest keegi müüb samasugust kasutatud korterit eraisikuna. Et ma võib-olla eeldan, et ma saan mingi professionaalse suhtluse ja saan neid nii-öelda lisasid seal võib-olla midagi rääkida ja mingid asjad, saan mingi garantii. Aga miks ma ei oska sellele küsimusele vastata, sest meil on läbi Eesti sellise kinnisvaraturu ajaloo, elamispindade turu ajaloo, läbi taasiseseisvumisel olnud elamispindade turu ajaloo, meil on kogu aeg olnud selline hinnatõus, et järelturu, et hinnatõus on viimase, palju ta on siis 18 aasta keskmine korteri kallinemise määr on olnud aastane, on kuskil 8%, no see on absurdselt palju. Ja see tähendab seda, et me ei saa siis mingil ajahetkel võib-olla võrrelda, et samasugust korterit, mida pakub arendaja, mis on järelturu korter. See tuleb arvestada seda, et kogu hinnakasv on nagu tervikuna toimub. Aga ma tahaks ühe selle hinnateema veel välja tuua, et planeeringute menetlemise pikkuse mõju korteri hinnale, kas Riias ehitushind on midagi erinevat kui Tallinnas? Pigem mitte. Tõenäoliselt mitte. Jah, pigem mitte, et marginaalsed erinevused. Ja Riias saab korteriostja sama raha eest 1 toa rohkem kui Tallinnas. Miks? Sellepärast, et ehitusloa menetlemise protsess on oluliselt kiirem. Kui palju ta kiirem on? Seal on 2 aastaga saavad ehitusloa kätte, eks. Et lähtutakse üldplaneeringust, iga asja jaoks ei pea tegema detailplaneeringut nagu meil. Ja teine asi, mis Riias tehakse, et miks meil on korterid nii kallid, nagu nad on. Et me siin lähme jälle takerdume regulatsioonidesse, me usume Jumalat rohkem kui Rooma paavst ja nii edasi. See vara, mis Riias on energiaklassiga A, on meil B. Ehk, et iga energiaklassi saavutamine nõuab teatavaid kulusid. Ja ma piltlikult ütleks, et meie korteriostjatele võimaldatakse osta ainult BMW-sid ja Mercedeseid, aga koduostja tahaks tegelikult sõita Škodaga, sest Škoda on ka väga vinks-vonks tore auto. Et meile surutakse regulatsioonide läbi, mida me rakendame sellise üliinnukusega, me muudame kauba luksuskaubaks, aga tegelikult võtaks midagi lihtsamalt. Et võiks olla rohkem siukse madalama energiaklassiga maju, et ehitataksegi selle mõttega, et ta oleks odavam elamispind. Jah, et täna saate salvestamise päeval börsile mineku teel Liveni juht Andero Laur on öelnud, et kui tema saaks täna ehitada 2015 aasta normide järgi, 10 aasta vanuste normide järgi, ta suudaks ehitada nüüd ma võin eksida, kas 200 või 300 eurot ruutmeetri odavamalt. 200-300, eks mõtleme, et keskmises korteris on 60 ruutmeetrit, see on, eks ütleme siis keskmises uues korteris 60
6 ruutmeetrit Tallinnas. 15-20 000. Noh, jah, et on seal kandis, et seda on päris palju, et 15 000, okei, see on nüüd nõksa ikkagi alla tallinlase keskmise netoaastapalga, aga see on suur summa. Jah, see on, see 7 aastat on huvitav, et ma sain aru, et siis see on nagu alates sellest, kuni jõutakse ehitusprotsessi alguseni. Ja kui palju see protsess kokku, et kui nüüd kinnisvara arendaja esitab selle taotluse nagu ära ja palju see kokku protsess võtab siis algusest kuni siis selleni, et reaalselt inimesed saavad sisse kolima hakata sinna. No jah, et ehitusprotsess, et esiteks muidugi, et planeerimise protsess võib olla ka väga erinev, et meil on siin ka 19-aastaseid protsesse, et kujutage ette, et noored kohtuvad, seal üks noortest on kinnisvara arendaja, algatab planeeringu ja siis kui laps keskkooli lõpetab, et siis saab ehitusloa kätte, eks absurd. Ja mingid asjad käivad kiiremini, aga nüüd hoone ehituseks sõltub hästi palju hoone suurusest, et kui on siuke mõõduka suurusega 20-30 korteriga maja, siis siukse aasta ja nõksa peale ehitab valmis ja kui me vaatame kesklinnas täna olevad kõiksugu Eedud või Stellarid või Talsingid, kus on suured mahud ja kui need on veel hooned on kõrged, siis seal paratamatusena läheb ikkagi rohkem aega. Jah, siis ta on küllaltki sarnane tegelikult üldiselt, jutuks tuli vahepeal see toorainete ja energiahinnatõus, mis oli 2022 ja 2021, et toorained on ka sellised, et nad kipuvad sellised tsükliliselt liikuma just selle tõttu, et sul ei ole võimalik pakkumist järsult kasvatada, sest kui sa tahad näiteks metallikaevandust teha, siis sul läheb samamoodi, ongi need ajad on kuskil see 7-12 aastat, alates sellest, kui sa hakkad nagu seda protsessi nagu tegema, et nüüd need on ka pikemaks läinud, eks ole. Et seal ongi vist see, et ta on nagu siis sarnane toorainetega kinnisvara selles osas, et kui sa järsult mingi makromajanduslik asi, näiteks paiskad mingi järsu rahamassi kuhugile inimestele ja helikopterilt raha hakkad saatma, siis võib-olla sa ei saa pakkumist suurendada järsult ja hinnad saavad selle ainult nagu ära lahendada selle olukorra. Täpselt ja see ongi, et kui me kujutame ette nõudluse pakkumise kõveraid, siis need on mõlemad nii-öelda, ütleme, viltu ja saavad kuskil kokku, aga kinnisvara turuvaatest on need pikaajalise nõudluse pakkumise kõverad ja lühiajaline pakkumise kõver on vertikaalne, püsti. Ja et me võime ka öelda niimoodi, et kui arendaja X hakkab hoonet ehitama, et just ehitamise algus, kus kopamehed platsile lähevad, et see on niisugune teatav point of no return, siis ega seda ehitust seisma ei panda. Kui pannakse, siis peavad mingid ekstraordinaalsed põhjused selleks olema. Isegi finantskriisi ajal 2008-2009 oli ülivähe hooneid, mille ehitus jäi pooleli ja valdavalt olid need sellised hooned, kus juuksur oli hakanud paaris maja arendama või midagi. Ma just mõtlesin tuua välja selle 2008, et ma mäletan, mul nagu koolide ääres oli hästi palju ehitati siukse eramaju seal perioodil 2006, 2007, 2008. Ja siis ma mäletan, et mingist hetkest alates, kui see 2008 kriis nagu ära oli, siis oli nagu mitmeid majasid, mis olid niimoodi lihtsalt need olid püsti pandud, aga aknaid ees ega mitte midagi ei olnud ja nad seisid seal siis üle, ma ei tea, 5 või 6, 7 aastat järjest lihtsalt tühjana. Ja siin on teatav erinevuseks professionaalne arendus versus siis siuke ühe inimese arendus enda tarbeks, aga ikkagi, et see on väga erandlik, kui arendus jääb seisma ja teisalt me võime öelda, et 2008-2009 olidki väga erandlikud ajad. Kuidas praegu selle kinnisvara ostjale on, et kui inimene mõtleb kinnisvara osta, et kas nagu, see on see klassikaline küsimus muidugi, midagi esitaks alati, et kas nüüd on õige aeg osta või peaks ootama või? Miks elamispinda ostetakse? Oma koduks. Ja teine asi, et meil on ju ikkagi viimased siis siuke 10 ja pisut rohkem aastaid olnud elamispindadesse investeerimine väga populaarne või seda on tehtud üksjagu palju. Ja siin on kindlasti 2 erinevat lähenemist. Ja kui alustaks koduostja vaatest,
siis klišee rusikareegel ütleb, et kodu ostmiseks on alati õige aeg. 22 aastal, kui ma sellest tahtsin natuke kahelda, siis tambiti maha, et ei Tõnu, et kodu osta on alati õige aeg. Aga ega ei olnud, eks see oligi hinna tipuaeg. Ja kui ma täna vaataks turule ja mõtleks, et mis hinnatase on. Ja kui niimoodi võrrelda keskmist korterhinda keskmise palgaga, mis on hästi lihtne ja lihtne, see tähendab sageli ka geniaalne kättesaadavuse mõõdik, siis palga hinna suhe on meil umbes täpselt sama koha peal, mingites segmentides isegi nõksa parem kui väga stabiilsel kättesaadavuse ajal 2014 kuni 2020 alguseni. Niimoodi, ja siis eks kättesaadavus 20 aasta teisest poolest alates, 21-23 aastal halvenes ja sealt hakkas jälle paranema, sest korterite hinnad püsisid paigal, palgad kerkisid. Nagu selles mõttes, et hinnas mingit disproportsiooni ei näe, et sealt ma nagu ei oskaks näha mingit takistust. Aga 2008 nägid seda disproportsiooni? Sest kui vaadata seda sama suhtarvu, et seda keskmist palka... siis oli täiesti käest ära. No siis ta läks nagu püstloodis üles nagu mingi 3 aastat. Jah, et 2008 aastal oli palgahinna suhe täiesti käest ära, et ütleme niimoodi, et ikkagi siuke ütleme, eks, et kui mingi asi läheb ühes suunas käest ära, toona siis kättesaadavus ikkagi kukkus oluliselt, siis ta mingil järgmisel hetkel oli justkui võhikute jaoks oli 2009 aastal väga hea kättesaadavus, kes võrdlesid 2009 aasta hindu ja palkasid, aga ma meenutaks, et 2009 aastal tegelikult see oli ikkagi 2010 aasta esimene kvartal, kus tööpuuduse määr oli 20%. Ehk siis tegelikult... Kelle jaoks kättesaadav? Ühiskonnas ei olnud neid inimesi, kes oleks suutnud selle hinnaga osta, sest inimestel polnud tööd. Aga ma ütleks, et teine asi, mis ma mõtleks, et kas sellises ettenähtavas perioodis on mingi vara väärtuse olulise languse oht, sest kes tahaks osta omale langeva väärtusega vara, siis me oleme pigem inflatsioonilises keskkonnas ja inflatsioon ei tähenda seda, et kui leib läheb kallimaks ja mul kodu ostmiseks jääb vähem raha alles, et siis koduhind peab alla minema, et võib ju nii öelda, et kui kodu läheb kallimaks, et äkki siis jääb ju piima ostmiseks vähem, et peab piim hoopis alla minema. Et inflatsioon definitsiooni järgi on ju mis on hinnataseme tõus ja see tähendab seda, et selle kinnisvara, eks veel kord tuleme, et energia ja tööjõud, need ei lähe odavamaks. Nii et ma ei pea täna hinnalangust elamispindade turul tõenäoliseks ja loomulikult me võime mõelda mingite väliste riskide peale, pilk eelkõige siis ida suunas, et sealt võib tulla mis iganes tegureid. Ja kui tulla siis küsimuse juurde, et kas täna elamispinda oma koduks osta, siis ma pigem ütleks jah, tasub, ja ütleks, et võib-olla isegi soosivaid tegureid on ka. Pakkumist järelturul, vaatamata järelturu aktiivsusele on mõistlikult palju. Ja mitte ülepakkumist ei ole, mis võiks jälle olla hinnalanguse võimalik tegur, et ülepakkumisest on asi kaugel, aga valikuvõimalus on. Uute korterite turul, nagu rääkisime, väga suur valiku võimalus, niimoodi, et nagu ostuotsusega mõtetult kiirustada ei ole vaja. Et pigem osta. Isegi ma ütleks nagu niimoodi, et siin oli Luminor Bank tegi üle Pan Baltic uuringu, et näiteks eestlaste puhul oli minu meelest väga positiivne see, et esimene kodu ei pea olema mingi viimane kodu. Et osta, saada jalg nii-öelda ukse vahele, sest koduost iseenesest ei ole investeering, sest investeering minu definitsiooni järgi on rahapaigutus kasumi teenimise eesmärgil, kodu meil rahuldab ikkagi meie tarbimisvajadust, meie eluaseme vajadust, aga koduostul laenurahaga on säästmise element juures, me ju kogu aeg akumuleerime kapitali läbi laenu põhiosa tagasimaksete, et siis osta esimene kodu, see, mis on hetkel jõukohane, et mingi hetk võib-olla 5 aasta pärast, võib-olla 15 aasta pärast, samm parema eluaseme suunas, mida sel hetkel on vaja, võib-olla eks pere on kasvanud, lisatuba vaja, et see on pigem mõistlik. Et veel korra,
me oleme inflatsioonis, me oleme Euroopa Liidus, me oleme sõjas, et me finantseerime Ukrainat, järelikult me oleme ikkagi selle sõja osapool ja kui üks päev sõda otsa saab, siis kuskilt on vaja raha, et Ukraina natukenegi demokraatlikult üles ehitada ja kus see raha saab tulla? Euroopa Liit või Ameerika? Kus see raha Euroopasse või Ameerikasse tuleb? Ma ei oska küll öelda, et muul moel kui läbi inflatsiooni. Et ses mõttes laenuvõtjad, kinnisvaraomanikud saavad pigem inflatsioonist, kuidas öelda, tuge, et inflatsioon ja kinnisvara kallinemine tihti peale käivad käsi käes. Aga et siin kindlasti koduostja peaks eristama, et kodu ei peaks defineerima investeeringuna, minu arvates. Jah, seal on mitmeid siuksi inflatsioonilisi faktoreid, mis sellist pikaajalise laenu võtmist just nimelt regionaalselt Eestis just soodustavad, sest Eestis kipub olema keskmine hinnakasvu tempo nagu Euroopa keskmisest suurem, aga samal ajal see, kes siis inflatsiooni ohjeldab, mis on siis Euroopa Keskpank, tema ju tegelikult arvestab euroala inflatsiooni, mitte Eesti inflatsiooni. Nagu me nägime, et Eestis oli 25% inflatsioon tegelikult siin 2021-2022 ja inimeste laenude reaalväärtus märkimisväärselt vähenes, sest isegi kui Euribor oli seal 4% juures, sa maksid 6% aastas, siis 25% hinnakasv, palgakasv seal, ma ei tea, 15% oli vist vahepeal. 11-12 olid seal kõrgemad, jah, niimoodi Eesti keskmised, jah. Jah, et see tegelikult reaalväärtus langes, on ju, ja kui vaadata neid riigi võlgade tasemeid tervikuna Euroopas, kui arvestada seda kogu see rohepöörde kulusid, kõik need kaitsekulutuse kasvud, rahvastiku vananemine, millega seondub siis nagu valitsuse kulutuste kasv, et kõik need faktorid nagu kuidagi matemaatiliselt nagu kokku panna kõik, siis tundub, et ega seal mingit juurde kuskilt mingit megasuurt kasvu ei tule, kui just tehisintellekt ei too seda megasuurt majanduskasvu. Ja kui sa need faktorid kokku paned, siis ongi nagu inflatsiooniline keskkond, eks ole. Et siis selles nagu perspektiivis nagu pikaajalise kinnisvara laenu võtmine tundub isegi nagu hea mõte. Just nimelt regionaalselt Eestis. Nagu. Ja ma ütleks siia juurde veel, eks, et me rääkisime nagu hästi üldisel tasemel praegu, aga kui läheme nagu praktikasse, et kas praktika ka seda toetab just laenuvaatest, siis täna laenu pakkumine on väga hea. Pangad nagu väga hea meelega annavad laenu ja kui pank kellelegi laenu ei anna, siis võib-olla see on nagu märk sellele inimesele, et vaadaku peeglisse, et siin just tulid selle aasta esimese kvartali laenukäivete, eluaseme laenukäivete mahud, statistika tuli välja, et jälle siuke teatav rekord ja samaseks laenuturg mingis mõttes on ikkagi, ma ütleks, tasakaalus, kui võib-olla mõned liikumised on natuke liiga kiired, aga siuksed kuumenemise suunas, aga mitte, need ei ole veel mingid kuumad liikumised minu hinnangul, et ma tean, et Eesti Pank on küll natuke rohkem tähelepanu juhtinud mingitele võimalikele probleemidele, mis võivad tulla, mitte mis oleks kohal, nii et laenu iseenesest saab, valikuvõimalus on hea, et ma arvan, et see mingi hetk, need, kes on niimoodi 25 aastal ostu teinud või ka 26, et nad pigem ei kahetse, kuid nad ei tohiks oodata sellist kinnisvara kallinemist, nagu me oleme näinud siin viimase 15-20 aasta jooksul, et see ei ole ka realistlik. Ja kui ongi nii kiire kallinemine, siis me näeme räiget inflatsiooni ja see jälle tähendab mingeid hoopis teistsuguseid probleeme. Või siis läheb kinnisvara uuesti mulli. Teistpidi, nagu, et see võib ka juhtuda. Jah, et aga praegu just, et vaadates, et kinnisvara mulli me võikski hinnata läbi näiteks palga ja hinna suhte, mis on, ma ütleks, täiesti keskmisel tasemel. Me võiks hinnata, et kui aktiivne on kinnisvaraturg näiteks sisemajanduse kogutoodangu suhtes või rääkides elamispindade turust, siis näiteks palkade kogusumma suhtes, siis pigem me räägiks aktiivsest turust, eks ma ka ennem ütlesin, et turg on aktiivne, et me räägi passiivsest turust, aga me räägi mingist mullis olemisest. Et mis küll on üks näitaja, mis viitab mullile, on üüri hinna ja korteri väärtuse suhe, eks, mis asi see on? See on tootlus, rahavooline tootlus, aga eks, et seal on pigem sellised üürituru mingid
mingid tegurid mängus ja ma tulen su juba ammu esitatud küsimuse juurde tagasi, et kas korterit täna osta või mitte, eks ma rääkisin eluaseme ostust, aga et kui ma räägiks, et kas osta üüriinvesteering, ostan korteri, üürib välja, finantsvabadus tuleb, siis pigem tuleb vabadus finantsidest, sest rahavoolised tootlused on väga madalad, üüripakkumine on väga suur, järelikult üürihinda väga tõsta ei saa ja võtta endale üürnikust tulenevad riskid, kinnisvaraturu riskid, enamasti investeeringud finantseeritakse laenuga, finantsriskid, et lihtsam on raha panna kuhugi mujale, et alternatiive on väga palju, aga kui sellises, et osta täna korter ja panna sinna ettevõtlus sisse, ehk siis mingit flippimist, remontimist, et siis juba hakkab mäng muutuma. Ma saan aru, et see konkurents on ka kasvanud just nimelt investorite seas, kes tahavad nagu osta kokku neid üürikortereid ja siis välja üürida, eks ole, et see on nagu siis selle üürihinna või selle tootluse alla viinud, ma saan aru. Või kuidas, sest kui vaadata nagu, mis siin investeerimiskogukondades igal pool, hästi populaarne on see, et ostad omale mitmeid kortereid ja siis üürid neid välja, et kas seda on nagu märgata ka, et see konkurents nagu investorite seas on just kasvanud? Ma ütleks nagu niimoodi, et omavahel ei konkureeri niivõrd investorid, kui konkureerivad korterid. Et see on nagu minu nägemus, et kuskil võib, et kui me jutumärkides müüme üürikorterit turule, otsime üürnikku, siis vähe on üürileandjaid, kes on ennast ära brändinud. Et kui nüüd samaid mõtled või kuuled mõtlevad, et millised üürileandja kaubamärke nad üldse teavad, siis tõenäoliselt ma arvan, et kui te 5 kokku saate, et siis te olete juba valdkonna tippspetsialistid. Ja ehk siis turul konkureerivad korterid. Ja ma olen siin rääkinud mõnede siis institutsionaalsete üürileandjatega, näiteks Lumikapital või Eften, eks nüüd ma annan vihjed ette, kes need siin on, või näiteks Bonama, siis nad keegi ei kurda liiga kehva täituvuse osas, et nad ikkagi, nad suudavad akumuleerida professionaalsust ja oma hooned ära täita. Ja väiksed üürileandjad, et neil on nagu teatav ongi siuke professionaalsuse defitsiit, et mida 1-2 korteri omamisega liiga palju lihtsalt ei teki paratamatusena. Aga valdav osa üürileandjatest on siiski, või valdav osa üürikorteritest, siis pigem me sõnastan nii, kuuluvad ikkagi väikeüürile andjatele, et kellel on 1-2 korterit, kellel 10, mõnel võib-olla tõepoolest ka 100. Tuleme korraks selle 2008 aasta kinnisvara kriisi juurde tagasi, et ühesõnaga, nagu ma su jutu võib-olla kokku võtaks, on see, et sa ei näe, et siukest 50% langust meil siin lähiajal võiks üldse nagu teoreetiliselt on kõik võimalik, et kui meil mingi väga suur majanduskriis näiteks tuleb mingil põhjusel, aga et sa ei näe siukest nagu väga suurt langust tulemas. Esiteks, eks me peaks defineerima, analüütik tahaks kohe defineerida mõistet, et lähitulevik, mõtleme 5 aastat näiteks. Ja ütleme 5 aastat siis. Niimoodi, et selleks, et oleks 50% hinnalangus, peaks olema turul mingi, esiteks, eks turu sees peaks olema mingi disproportsioon, mingid asjad on tasakaalust täielikult väljas. Meil ei ole seda, et 2008 aastal tegelikult oli disproportsioon, oli turus sees just hinna ja sissetulekute vahel, ehk siis pakkumise ja nõudluse vahel, pakkumist toodi uljalt juurde, kuigi nõudlust ei olnud ja siis kinnisvaraturg just elamispindade turu vaatest oli kokkukukkumise protsessis alates 2008. aasta algusest. Meenutame, et Lehman Brothers pankrotistus ju alles oktoobris, alles sügisel. Aga meil, ja kinnisvaraturg on aeglane, inertne, mõjud jõuavad kinnisvaraturule aeglaselt ja kinnisvaraturg reageerib ka aeglaselt. Niimoodi, et see kukkumise protsess oli 3 kvartalit pikk ja siis tuli nii-öelda topping läbi finantskriisi, kus pangad keerasid laenu andmise kinni, nõudlus kukkus täiesti ära,
riskimarginaalid eluasemelaenudel lükati üles, tegelikult laenu ei tahetud anda, eks see oli moodus, kuidas klientidele ei öelda. Nii et nii-öelda täiuslik torm, et kõik asjad sattusid ühe koha peale. Ja ma tuleks selle väite juurde veel, et hindadel ei ole iseloomu allapoole minna. Et kui meil praegu tabaksid ütleme analoogsed tegurid, siis ühest küljest on meil teatavat küpsust on rohkem, meil kinnisvaraturul, elamispindade turul selline tasakaalustamatus puudub ja kui me mõtleme, et 2009 aasta finantskriis või 2008-2009 finantskriis tegi ikkagi enamikku Eesti inimesi vaeseks ja kellel ta tõmbas omakapitali poole peale ja kellel viis omakapitali miinusesse, siis täna, eks vaatamata veel selja taha jäänud 3 majanduslanguse aastale ja 1 napile kasvuaastale, siis meil täna ühiskonnas jõukust on terve hulk. Nii et pigem ma ütleks, et kriis, kui täna tabaks meid palju negatiivseid tegureid korraga, siis esiteks need ei tule kinnisvaraturu seest nagu 2008 aastal. Need peaks tulema kuskilt välja, need ei tule Eesti majanduse seest ka. Need peaks tulema kuskilt väljaspoolt ja siis ütleme, et mis sealt siis tuleb, sealt võib kõike tulla. Ja pigem ma ütlen, et see tõmbaks turu, eelkõige ma mõtlen, et see tõmbaks turu tehingute arvu seisma, aga see tähendabki seda, et mõiste turuväärtus muutub üliteoreetiliseks. Et me mõtleme, mis mingi asja tehingu hind võiks olla, aga tehingud lihtsalt ei tehta. Mulle tundub, et see nagu peamine võib-olla risk ei ole selline nagu deflatsiooniline, vaid pigem nagu inflatsiooniline pool, nagu, et sealt tuleb mingit šokke just. Et ma ei tea, nagu meil oli see energiahindade kasv või pigem on nagu sellised riskid on nagu ülespidised, ma ei tea, 5 või 10 aasta jooksul. Just sellised reaalvarade suhtes, et kinnisvara on ka reaalvara. Et need kipuvad just sellise hinnakasvu ja inflatsioonilises keskkonnas just kallinema. Et kinnisvara nagu kui vaadata seda korrelatsiooni, et kui sa vaatad inflatsiooni tempot, et kui palju kinnisvara kallineb, kui sa inflatsiooni tempot nagu muudad, siis ta läheb nagu üles, et mida kõrgem inflatsiooni tempo, seda kiiremini kinnisvara nagu see inflatsiooni ületab ka. Et ta käitub niimoodi nagu vähemalt need uuringud, mida mina olen vaadanud. Aga me inflatsiooni osas ka, eks, et kinnisvara väärtust hinnata, et kas me peaks sealt inflatsiooni maha võtma, et mina olen vaadanud, proovinudki niimoodi turunõudluse poole pealt vaadata, sai siin ka välja toodud palga ja hinnasuhe ja ma tõin välja, et täna me oleme selliste kobarkriiside eelse perioodiga samal tasemel. Mida see tähendab, et paneme selle nüüd mingitesse numbritesse. Viimase 10 aastaga Tallinna korteri väärtus on kasvanud, kui palju laseme saate kuulajatel mõelda hetkes, umbes 100%. Kui palju on keskmine palk kasvanud? Kui palga hinnasuhe on sama, siis järelikult on ka palk kasvanud 100%. Ehk nagu meil siin ebaviisakalt ma ütleksin, pseudoteadlased Tartu Ülikoolis on avalikule sektorile müünud järgmiste regulatsioonide kehtestamiseks maha eluaseme kättesaadavuse uuringu, täiega hämavad seal. Ja ongi selline emotsionaalne lahmine käib, kinnisvara ei jõua enam keegi osta. Aga see oli see, mis sinna kliimaministeeriumisse jõudis. Ja siit me jõuamegi selle nagu järgmise nagu suure teema juurde, et kui kättesaadavuse kinnisvara ikkagi siis on nagu eestlase jaoks, ja. Et mitmes raadiosaates, ma kuulasin neid raadiosaateid, et kus sa ka nagu väga kirglikult seletasid, et see päris niimoodi ei ole, et võib-olla räägi siis, miks sa arvad, et nagu tegelikult see kättesaadavus ei ole nagu halvenenud märkimisväärselt. Ja see, mis sa nagu oled välja toonud suuresti, on see ka, et inimeste ootused on kasvanud elamispindade osas. Et need kindlasti on nagu kõrgemad, kui ma ei tea, 100 aastat tagasi, et kus me elame ja millises keskkonnas elame ja niimoodi. Et miks ma väidan, et elamispindade kättesaadavus ei ole halvenenud, eks ma vaatangi palga ja hinna suhet. Et oleme ausad, eks, et mina ei ole poliitik, et ma ei pea maalima pilti ilusaks või siis koledaks, et analüütik peaks ümber probleemi ikkagi paar ringi jooksma ja vaatama seda erinevate külgede pealt. Ja et mille arvelt tänane elamispindade kättesaadavus on kehvem kui 10 aastat tagasi, on intressimäär.
10 aastat tagasi oli intressimäär alla surutud, Euribor oli nullis oli, nulli läks 2015. 2015 oktoobris vist läks miinusesse, eks. Ja et 10 aastat tagasi, 2016 oli miinuses. Ja see andis siis ikkagi ostjatele jõudu juurde, eks, mis siis tegelikult nii-öelda drive'is või lükkas üles ka kinnisvara tehingute hindu. Ja see intressimäär on tegelikult hästi suur osa kuumaksest, et kui ma arvutasin siin hiljuti, et vahe selles, et kui sul on Euribor nullis, kui sa baasintress on 2% panga poolt saadud ja sul on Euribor nullis versus ta on 4% juures, siis 150 000 korteri juures ma sain seal hinnavaheks, kuumakse hinnavaheks, et ühel juhul, kui 4% on Euribor, siis see kuumakse oli seal 900 eurot ja kui on 0% Euribor, siis kuumakse on 550 eurot ja täpselt sama hinnaga korter. Ja sisuliselt, ma ei tea, palju see vahe, peaaegu nagu kahekordne vahe, eks ole. Jah, aga eks loogika oleme, mõtleme pikka vaadet, et siis inflatsioonilises keskkonnas ongi intressimäärad kõrgemad. Ja ütleks, et siis Eesti Panga statistika järgi selle aasta jaanuari, veebruari, märtsi riskimarginaal, ehk siis mis tihti peale või enamasti 6 kuu Euriborile liidetakse, on 1,4–1,5%. Et märtsis konkreetselt 1,4, veebruaris konkreetselt 1,5 ja jaanuar oli üks või teine, me ei mäleta praegu enam täpselt. Aga jah, et mida siis Kliimaministeeriumile maha parseldatud kättesaadavuse analüüsis on toodud, et justkui 3 aasta palga eest peaks kodu saama osta. Ma tahaks näha mõnda Euroopa pealinna ja ma ei pea silmas Lääne-Euroopa pealinna, et tahaks näha mõnda Euroopa pealinna, kus saab osta 3 keskmise aasta palga eest korteri. Et ei saa Tallinnas, ei saa Tartus, ei saa Riias, Vilniuses, Varssavis, Budapestis, ma ei tea, Pristinas võib-olla saab. Kui suur korter siis või mis see etalon on? Ja küsimus, praegu ma seda ruutmeetrite numbrit ei oska siia öelda. Mina ise olen mõelnud selliseks mitteteaduslikult, aga siiski päris ka mitte põhjendamatult lähenedes, et mediaankorter Tallinnas on Mustamäe 2-toaline korterhoones, mida on renoveeritud, aga mitte nüüd hiljuti. Eks see mediaankorter ehk sellest pooled korterid on kehvemad ja pooled on paremad. Kuskil üle 20% nõksa Tallinna korteritest on rajatud või ehitatud sel sajandil, ehk siis viimase 25 aasta jooksul. Niimoodi, et selline korter, Mustamäe 2-toaline korter on stabiilselt kuskil 5 aasta palka olnud. Ja tuleks korra selle juurde, turg on aktiivne, tehinguid tehakse. Et see ei ole sobilik tsiteerida tõenäoliselt Leninit, aga tõe kriteerium on praktika on öelnud. Et kui meil tehinguid tehakse, siis turg toimib. Ja tehingute tegemist mina nimetaks aktiivseks, millel ma baseerun, vaatan siin, ma ei tea, rahalisi käivete suhtarve või tehingute arv võrreldes minevikuga või tehingute arv per 1000 inimest, et neid näitajaid vaadates turg on aktiivne. Ja et arvata, et kuskil see aktiivsus peaks suurem olema, see ei ole adekvaatne ootus. Ja mis ma siis Tartu Ülikooli ja sellest aupaistest ei saa ilma jätta muidugi Kunstiakadeemiat ka, et siis ka sealsed teadlased, iroonilise hääletooniga, et nad on sõnaselgelt öelnud, et nad on analüüsi toonud välja numbreid selliselt, et need siis probleemi olemust jutumärkides paremini esile tooks. Ehk nad manipuleerivad andmetega. Nad manipuleerivad täiega andmetega ja eks see on kogu see pseudokaasamine. Ma olin ise nendes töögruppides seal ka, et tehti nagu vormitäiteks, tehti mingid kaasamised ära, kas sealt midagi arvesse ka võeti? Ei. Et vaigistati mind seal korduvalt ja eks see ongi siuke ametkondade tava, et on siin üks teine minister, kes enam ammu minister ei ole, siuke 10 aastat tagasi, et lihtsalt enam ei saatnud kutseid üritustele, kus elamispindade kättesaadavusest räägiti ja siis, kui ma läksin teise organisatsiooni ridades, siis ei saadetud sinna ka enam kutseid, et nagu siuke, kuidas öelda, bolševistlik lähenemine, et tuppa lubatakse ainult need, kes õiges suunas kätt tõstavad. Kas seal, mul tuli see mõte kohe, et kas seal või mina olen seda nagu palju kuulnud nagu
inimeste käest, noorte käest ja niimoodi, et on keeruline nagu osta, et ei ole raha lihtsalt. Et ma ei, noh, kus see nagu, kui statistika nagu seda eriti ei toeta, siis kus see nagu võiks tulla, et kas ühelt poolt võib see nagu ebavõrdsuse kasv, mis on Euroopas ja USAs nagu märgatavalt, noh, ebavõrdsuse käärid on kasvanud ja neid inimesi võib-olla siis, kes saavad nagu kinnisvaraturule, noh, keskmist palka ka 70% ta teenib alla keskmise palga tegelikult, et keskmine palk on ju, noh, 30% inimestest teenib sellest kõrgemat palka ainult. Et võib-olla see käärid nagu siis ebavõrdsuse käärid on kasvanud ja sellest tuleneb ka see suuresti see tunne, et ei saa nagu lubada omale kinnisvara, just noored. Et esiteks ma julgelt kasutaksin keskmist palka, aga võib-olla ma ei räägiks keskmisest palgast mitte niivõrd eurodes, vaid liikumise suunast. Ja kui palk jagada kvintiilidesse, siis viimati, kui ma nüüd vaatasin, siis alumise kvintiili palk isegi kerkis kiiremini. Aga liikumise suund on sama protsentuaalne, aga eks, et kui alumisele kvintiilile tuleb 5% juurde, ülemisele 5, siis eurodes on summad üsna erinevad. Ehk siis dünaamika erinevates palgasegmentides on suhteliselt sama suunaline ja protsentuaalselt sama kiiruseline. Aga et ja alampalk on ka vist natuke kiiremini kasvanud kui... Ja eks see mõjutabki alumist kvintiili kõige otsesemalt. Aga su enda ühes varasemas küsimuses käis ka märksõna ootused läbi. Ja ma ütleks, et ega noorel, noh, kujutame ette, et mingi 25-aastane mingi kas siis kutsekool või siis ülikool on selja taha jäänud ja mingi amet on nagu õpitud ja oleme karjääriredeli esimese pulga peal, ega mitte kunagi ei ole olnud sellisel inimesel hõlbus kodu osta. Et võib-olla nagu mingil generatsioonil 20 aastat tagasi oli hõlpsam ses mõttes, et see vanemate vara lisatagatiseks panna, aga täna on need ka juba hüpoteegi all. Aga okei, võib-olla seal nagu hüpoteegis ruumi on. Et see ei ole kunagi olnud lihtne. Kui viimase 10 aastaga on nii korterite hinnad kui palgad kerkinud sama palju, 100%, siis ma praegu peast küll ei oska öelda, palju nad 20 aastaga on kerkinud, aga nad on kerkinud umbes täpselt sama palju jälle. Ehk see palga hinna suhe on sama, mis meil oli 20 aastat tagasi. Mis on oluliselt rohkem kerkinud, on koduostjate ootused. Noor on oma võib-olla ülikooli paberid kätte saanud, sellist enesehinnang on väga kõrgele kerkinud ja siis ta mõtlebki, et ma tahaks saada sihukese 3-4 toalise tagasihoidliku korteri mere äärde kesklinna, terrass peaks olema 2 autokohta ja nii edasi ja nii edasi. No see ei ole reaalne. See ei ole reaalne ootus. Ja teisalt, eks, et meie maailm on ka selline, et telefonis 3 sõrmeliigutusega on võimalik mingi järgmine subscription omale võtta, et kuskil tuleb teha valikuid ja kiusatusi on tänapäeva inimestel märksõna rohkem kui mul. Täna just rääkisin telefonitsi ühe sõbraga, kes ostis 28 aastat tagasi oma kodu ja tema ütles, et tema vedas Lasnamäelt tema juurest ämbriga ühistranspordiga koju sõites Sitsi asumisse vedas kartulisalatit, et tema andis süüa. See oligi elu, ega kuskil peol ei käinud, et see oli tema valik. Jah, selles suhtes on ka see argument loogiline, et kui sa vaatad palgaootusi, mitte siis ootusi kinnisvarale, siis palgaootused on küll väga palju kasvanud noorte seas. Et tahetakse ikkagi nagu väga kõrget palka väga varakult saada. Et see on hästi loogiline, siis järelikult kinnisvarale on ka ootused kõrged, kui üldiselt nagu palgaootused on kõrged. Et kui need nagu omavahel korrelatsioonis on. Kuigi kui vaadata nagu läänemaailmas tervikuna, siis USAs näiteks küll, ma arvan, suuresti see ikkagi kehtib sellepärast, et seal on siuke termin nagu mediaankodu, mitte päris mediaankorter, seal vist vaadatakse nagu kodude lõikes rohkem, et seal on nagu eramajade nagu kultuur nagu suurem, et seal
hiljuti tõusis just nagu pigem ühele kõrgemale tasemele, see oli vist 6 või 7 aastat palk, kus sa pead nagu töötama, et seda mediaankodu nagu saada lubada omale ja äkki see oli siis, ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see oli vahepeal siin 3-4 aasta juures. Et umbes samale tasemele, kus ta oli seal 2008 oligi, sellisele tasemele on juba USA-s kerkinud. Et võib-olla Eestis see nagu nii tugevalt tunda tõesti ei anna, aga kui USA-d vaadata või ma ei tea, Euroopa kohta ma eriti nagu ei ole vaadanud, andmeid on nagu keeruline saada ka, võib-olla sina saad kuskilt, et kuidas see kättesaadavus muutunud on? Ütleme, kättesaadavus Euroopa Liit näeb, et meil on tegemist Euroopas kättesaadavuse kriisiga ja ma paraku olen nõus, aga milles on Euroopa ja just Lääne-Euroopa kättesaadavuse kriisi olemus, see läheb kaugele ajalukku, see läheb, ütleme, teise maailmasõtta, kus mingid linnad pommitati puhtapuruks ja ega teise maailmasõja lõpu hetkel ega ei olnudki võimalik eeldada, et erasektoril on üldse mingit ressurssi hakata elamufondi looma, mis on kapitalimahukas. Ja paraku pidi siis, ütleme, avalik sektor sekkuma, aga avalik sektor on sellesse mängu sisse jäänud ja hoitakse hindu all, et elamispindade kättesaadavus oleks hea ja mida see tähendab, et kui hinnad on all, siis erasektor kasumit teenida ei suuda, järelikult erasektor valdkonda ei investeeri. Ja see tähendabki seda, et avalik sektor sellest mängust välja ei saa. Ja no, see on nagu nii absurdne, meil ju, kas oli vist 2 aastat tagasi, kui Berliinis tehti küsitlus, mis küll ei olnud kellegi jaoks siduv, see oli selline informatiivse tulemusega küsitlus, et kas peaks ära riigistama üürikorterid, erasektorilt üürikorterid. Et tõenäoliselt nagu sellise juunikommunistide kombel poleks need korterid nii-öelda jõuga ära võetud, et ikkagi õiglase ja koese tasu eest, nagu meie põhiseadus ette näeb, eks sakslastel ole kindlasti mingi analoogne sätte. Aga okei, tehti see referendum ära ja sinna ta jäi. Aga selline elamispindade munitsipaali käes hoidmine selleks, et kättesaadavust parandada, on valdav. Ja mis on siis tulemus, et ongi, erasektor tõrjutakse välja ja me paraku tahame võtta õppus siin Eestis täpselt samadest probleemidest. Me peaksime võtma neid kui hoiatusi, ärge jumala eest sama tehke, et jälle tuleme tagasi regulatsioonide juurde, tuleme selle juurde, et kui palju on meil 15 aasta pärast maksumaksjaid, aga eks, Et maksumaksjate nagu vähenemine, ma saan aru, et esiteks meil on vähem maksumaksjaid, on ju, aga teistpidi me peaksime siis regulatsioone, ma saan aru, sa oled selle poolt, et regulatsioone pigem siis märkimisväärselt, et see, kuidas seda nagu turu olukorda nagu parandada, on see, et sa vähendad regulatsioone ja teed selle elamispindade nagu ehitamise siis lühemaks selle aja, et kui kaua see aega võtab, et taotleda see ja siis, kui sa ehituseni jõuad. Üks asi on elamispindade turule toomine võiks olla ajaliselt lühem, siin on planeeringute küsimus, teine asi on turule toodava elamispinna kvaliteet, kas see peab olema siis Mersu või PEM või ta võib olla ka Škoda või midagi. No seal on see ideoloogiline aspekt ju mängus, et me peame neid rohe-eesmärke täitma. Jah, aga nüüd on, et need on need vahendid, aga teisalt meil eks Eestis ma tuleks veel selle juurde korraks tagasi, et me arvame, et meil on nagu jube keeruline. Tegelikult, eks, et kuskil Lääne-Euroopas võivad need mingid asjad veel palju keerulisemad olla, aga et meil elamispindadest meil tükkidest puudu ei ole. Meil on võib-olla pigem ongi selline kvaliteedi ja pakkumise hinna ja ootuste vastavuse küsimused, et Lääne-Euroopas on just tükkidest puudu, sest seal on ka kogu see, et erasektor ei taha arendada. Miks ma peaks arendama, kui mul tuleb 7 reeglit kaela ja kogu sinna absurdini, et meil on hoonel on 2 ust, et üks on rikaste uks, üks on vaeste uks ja mingid siuksed asjad.
et seal erasektor on mängust välja lükatud, ehk siis ongi siuke korter Hollandis on nagu apelsinid Nõukogude Liidus, väga odavad on, aga saada pole. Sa oled seda ka öelnud, et vahepeal oli jutt nendest sissetulekutest. Mul oli üks hullult hea küsimus, mul läks meelest ära selle jutu põhjale. Et kui ta meelde tuleb, siis ma ütlen uuesti, aga sa oled öelnud, et sa arvad, et järgnevatel aastatel, võib-olla ma tsiteerin valesti sind, siis paranda mind, et järgnevatel aastatel tegelikult kinnisvarahinnad võiksid kiiremini tõusta kui sissetulekud. Et see taskukohasus tegelikult hakkab nüüd nagu võiks nagu halvenema hakata veidi. Ütleme niimoodi, et kui ma olen nii öelnud, tõenäoliselt olen ikkagi öelnud, siis ma peaks silmas midagi siukest, et keskmine palk kasvas Eestis 4,5% ja korterid kallinesid keskmiselt 4,6% või 4,7%. Ehk siis mõne võrra ja jälle siuke regulatsioonide asja ajamise ja siis kauba kvaliteet, mis turule tuuakse, sellised teemad. Pigem ma ütleksin niimoodi, et kui keegi mõtleb selle peale, et kui palju on siis järgmise 5 või 10 või 20 aasta korteri kallinemise määr, kas siis mingi Eesti keskmisena või Tallinnas, võtku guugeldagu Rahandusministeeriumi pikaajaline majandusprognoos ja vaadaku, palju sealt palk kasvab. Ehk see siis ongi siuke praegu 5-6%, järgmistel aastatel siuke 4-5 ja siis eks läheb vaikselt allapoole. Sest vastasel korral meie kinnisvara kallineks Helsingist ettepoole, siis Stockholmist ettepoole ja siis näitame Londonile tagatulesid. No see ei ole reaalne. Et palgakasv on selline võrdlusmaterjal. Kuidas need maksutõusud on mõjutanud üldiselt kinnisvaraturgu, mis meil siin viimastel aastatel on olnud? No ega nad hästi ei ole mõjutanud, et kui me mõtleme, et tulumaks on kasvanud, siis tulumaks ju annab kätte väiksema netopalga ja laenu saab netopalga peale. Okei, nüüd on need maksuküüru vähendamised, aga just siin üks päev lugesin, et maksuküürust nii-öelda enamlaekuv summa süüakse ära, et ega siit midagi üle ei jää, et muidugi täna siin aprilli viimastes päevades olles on raske veel hinnata, kas maksuküüru kaotamisel oli mingi mõju elamispindade turutehingutele või mitte, et need protsessid on aeglasemad. Aga kui vaadata pakkumise poolt ja jälle uusarenduste turgu, siis kui nii-öelda maksuvaba korterit 200 000 korterit, mis on seal täna ütleme keskmine Tallinnas pakutav 2-toaline korter, arendaja pakkus siis 200 000 korterit käibemaksuga koos 240 000-ga mingi aeg tagasi, siis praegu 248, jälleks 8000 eurot ja niimoodi rusikaga lüües on see 4 netopalka tallinlasel. Ja ma ei tea, kuidas kuulajad teaks, minu jaoks on see suur raha igal juhul. Ja hind, veel kord, kõige enam nõudlust mõjutav tegur. Ja et selgelt on osta keerulisem. Jah, et tegelikult ju nii nagu kütusehinna tõusu puhul, et kui kütusehind tõuseb, siis riigi käibe, ma arvutasin mingil hetkel välja, et kui tegelikult sellest kütuse hinnatõusust peamiselt saab kasu riik, siis maksude osakaal eurodes mõõdetuna nagu kasvab ja tegelikult riik tõstab neid kinnisvarahindu ka siis selle kaudu ja teistpidi nagu siis inimesed kaotavad sellest, kes terve majandus tegelikult mõnes mõttes kaotab. No muidugi, eks, et riik võtab midagi enda targal juhtimisel ümber jagada ja need, kelle raha jagatakse, et nende arvelt võetakse, nende inimeste vabaduste arvelt võetakse see raha ja kui targalt nüüd siis ümberjagamisi tehakse,
noh, et võib-olla ma siia, eks nende maksude juurde tooks tulumaksu teema korraks ja kuigi ma püüan hoiduda mingitest riigilt mingite maksusoodustuste või selliste asjade nurumisest, siis ma arvan, et vaadataeski meie perepoliitikat, meie rahvaarvu struktuuri, siis üks asi, mis nagu täiesti valesti tehti ära, et kui meil lastel oli lapsed andsid siis perele tulumaksuvaba miinimumi, et see on ikkagi see oleks nagu nii lihtne poliitiline meede toetada lapsi, et võib-olla siin muidugi kõneleb 3 lapse isa, aga ma arvan, et see on küll üks väga vale asi. See oleks andnud muuhulgas ka ostujõudu, muuhulgas kinnisvaraturul. Ja ta mõnes mõttes oleks nagu regressiivne maks, mis nagu ebavõrdsust ka vähendab, et kõik saavad selle 700, aga proportsionaalselt need saavad rohkem, kellel madalam sissetulek on. Ja siis ta nagu üldiselt lahendab seda, tegelikult see on päris hea idee, jah. Millal see üldse ära kaotati? No, eks ta millalgi oli siin, aga ausalt öeldes ma ei mäleta, et millalgi andsid lapsed, jah. Maksuvabadust juurde just. Ja lapsi nagu tahame vist või ma ei tea. Sõnades vähemalt. See hea küsimus, mis mul tekkis, mul tuli nüüd meelde see seoses selle rahvastiku asjaga, et ma olen alati mõelnud, et nende prognooside järgi, mis meil praegu on, et kui meil niimoodi edasi läheb see sündivus, mis meil oli see kordaja mingi 1,4, võin eksida selle numbriga, aga siis peaks aastaks 2100 elama Eestis kuskil 800 000 inimest. Eesti ei ole ainuke, et Lõuna-Koreas ka, Lõuna-Korea on kõige hullem, et see oli 0,6 vist ühe naise kohta lapsi. Et praegu meil elab ligi seal 1,4 miljonit on ju Eestis. 1,3. Jah, 1,34 vist oli 35, midagi sellist ütleme, 1,3 siis, 1,3 on lähemal. Et kui 500 000 võrra langeb rahvaarv, siis kõik need elamispinnad jäävad tühjaks ju järgmise 67 aasta jooksul. Mis see nagu kinnisvaraturuga pikaajaliselt teeb, et meil on lihtsalt siis nagu mingisugused kummituslinnad tekivad või kummitusolevikud, kus keegi ei ela enam või mis juhtub selle kinnisvaraga? Eks meil ju sellised kummitusolevikud ole moel või teisel juba olemas ja meie siin Tallinn-Tartu või Tallinn-Pärnu maanteed on nii uhked ja suured, et seal kõrval ei näe, aga kui natuke väiksemaid teid pidi sõita, siis näeb ju ikkagi kokku kukkunud katusega hooneid tervet hulka. See selleks. Ühest küljest ma ei tahaks kriitiline olla rahvastikuprognooside tegijate osas, sest ma ise sageli ei tea, mis ma homme päevgi teen ja nemad peavad 2100 prognoosima siin, et see ei ole lihtne ülesanne. Teisalt, kui ma vaatan siin näiteks 20 aastat tagasi tehtud prognoose, siis need on täiega mööda läinud. Need on, et nii-öelda mõne prognoosi järgi peaks meil praegu Tallinnas olema mingi 350 000 elanikku, tegelikult on 457 000 elanikku märtsi seisuga 2026. Et see nüüd muidugi, ma ei tea, kas see on nüüd positiivne või negatiivne, ma ise arvan, et pigem negatiivne, et kui meil ongi kohalik rahvastik väheneb, siis Must-Afrika kasvab ja vett neil ei ole ja meil siin on vett. Et järeldused tehke ise. Et mul on, ma nagu hästi ei usu, et üks Euroopa hea kliimaga koht saab nii tühjaks nurgaks jääda. Iseasi on, kes seda piirkonda asustavad. Aga kui arvata, et meil ongi 800 000 elanikku, siis selles vaates igal juhul kinnisvara turg on väga suurte probleemide ees ja sellest 800 000, et mis meil siis on? Tallinnas, võib-olla on siis 300 000 ja Tartus aga ma arvan, et mingid Jõgevad ja Türit, et need kohad on kaardi pealt juba kustutatud siis. Ma ei kujuta ette, et see on nagu väga depressiivne, aga mul ei ole häid mõtteid selles osas.
jah, noh, võib-olla lootust on, et mingil hetkel need trendid nagu veidi pöörduvad. Päris niimoodi ka ei taha, et see kogu see rahvastiku vähenemine nagu immigratsiooni arvelt nagu asendatakse ära, siis nagu mõnes mõttes asendatakse Eesti rahvas ära. No ma kujutan ette, et praegu juba kuskil ihuvad hambaid, et 2 meesterahvast räägivad siin rahvastikust ja sündivusest ja sõna naine sattus korraks ka, eks, vestlusesse, et võib-olla hakatakse meid järgmisena tühistama. No jah, ma arvan, et see podcast, noh, ma arvan, et need tühistajad ei viitsi kuulata seda nii kaugele 1,5 tunnini, nii et fännid kuulavad 1,5 tunnini. Aga üks asi, mis ma kunagi siin hiljuti tekkis siuke küsimus, et noh, Tartus on siuke piirkond nagu Annelinn, eks ole, kus on need suured paneelmajad, siis Tallinnas on siuke piirkond nagu Lasnamäe, kus on need paneelmajad ja siis mul tekkis küsimus, ma juhtusin vaatama internetis ühte videot, kus õhati majasid. Siis mõtlesin, et nagu, kas Eestis ka siukse asju tehakse, siis kohe tekkis pilti Annelinn ja Lasnamäe, et millal need majad õhku lastakse ja millal sinna midagi muud asemele ehitatakse? Sest nad ei saa ju lõpmatuseni kesta seal, ma saan aru. No ütleme niimoodi, et meil Tallinna vanalinnas on hooneid, mis on 700 aastat vanad ja aga meil tühjasid hooneid on, meil jutust on ka läbi käinud, eks, Valga ja Ida-Virumaa kui ekstreempiirkonnad ja see, et meil on siin ka mingi keskkonnainvesteeringute keskus äkki, võib-olla eksin, aga et on olnud mingi lammutamise meede neil, et nad annavad raha selleks, et hooneid lammutada. Meil näiteks Valgas oli mingi hetk, kus oli terve suur hulk maju, mis kõik olid niimoodi veerand või pool asustatud. Mida see tähendab, eks kütta tuleb kogu maja või moel või teisel, isegi ahikütte puhul inimene küttab ikkagi naabrikorterit ka, kui naabrikorter on külm, et termodünaamika ei lase õiguslikest barjääridest ennast eksitada. Ja noh, Valgas siis, ma ei ole detailidega kursis, aga seda prooviti teha, kas see ka õnnestus, et siis inimesi kokku asustada, et siis ja mingid majad maha võtta. Ja Kohtla-Järve kandis Ida-Virumaal, seal ikkagi majade mahavõtmist on olnud, kas õhates või mingil muul metoodikal, seda ma ei tea. Kui me tuleme nüüd kas Tallinna või Tartu juurde ja vaatame sellist 15 aasta perspektiivi, siis sellist drastilist elanike arvu muutust tõenäoliselt ei toimu. Ja neil varadel on väärtus, on olemas. Niimoodi, et neid maha võtta, et siis peaks mingi, ütleme, hea plaan olema, millel on ka raha taga. Aga kasumlik see kuidagi ei tundu. See on nagu asja siuke mehaaniline pool, ma nimetaks. Ja kui me lähme nüüd juriidilise vaate juurde, siis võtame ühe Lasnamäe või võtame ühe Mustamäe näiteks, veel vanema kui Lasnamäe maja, mingi 60-aastane Mustamäe maja, 5 korrust, 3 trepikoda, ühel korrusel ühes trepikojas 3 korterit, see on kokku 45 korterit. See tähendab tõenäoliselt maksimum 45 omanikku, tegelikult seal mingid omanikud võivad ju 2 peale olla. Ja kui on 2 peale omanikud, mees naine abielus näiteks ja neil on ühisvara valitsetakse ühiselt, üks on nõus, et võtame maja maha ja saame midagi paremat asemel ja teine ütleb, pole meil vaja siin jännata, eks. Ja et seal on, see on selline õiguslik rägastik, et need peavad olema mingid väga head motivaatorid, et sellise majaga kõigega koos midagi teha. Ja see on, eks, puudutab omandiõigust ja korraks käis küll teises kontekstis läbi, et vara võib sundvõõrandada kohese ja õiglase hüvitise eest. Avalikes huvides on seal juures ka veel märkus, et ühe Mustamäe hoone korda tegemine või asendamine või midagi taolist, see ei ole avalik huvi. Et see nõuab kuskil mingeid tegevusi ja ma arvan, et tegelikult nagu see küsimus iseenesest on õigesti püstitatud, et kuidas niisuguseid tegevusi hakata 5 või 10 aasta pärast tegema, et see tuleks nagu kuidagi läbi arutada ühiskonnas ja leida mingid võimalused ja võib-olla ka mingi positiivne pilootprojekt teha. Ja see võib olla isegi koht, kus ma leiaks, et
mingitel tingimustel võib olla ka selline avaliku raha kulutamine võib olla asjakohane, aga jällegi mingitel tingimustel. Ja see, kus mul tekkis küsimus oli, et ühelt poolt jah, seal vanalinnas on nagu, seal on kivimajad, need on kaua aega tagasi ehitatud, on ju, neid on nagu renoveeritud ka, aga paneelmajad, ma saan aru, neil on mingi eluaeg ka tegelikult, et nad amortiseeruvad ju. Ametlikult vist, ma sain aru Vene ajal, kui neid, ma ei tea, 9 korrus oli see ehitati, see oli 50-60 aastat eeldatud, et see on eluiga, aga kui sa kogu aeg hooldad, siis nagu saad seda kogu aeg edasi lükata niimoodi, seda eluiga. Pigem 40-50 aastat, pigem lühem. Et mingil hetkel ju peab tulema see hetk, kus need majad ei ole enam turvalised või see, kas seda saab nagu lõpetuseni edasi lükata mitu tuhat aastat isegi, et Annelinn ongi mitu tuhat aastat meil seal. Ma siin nime ei nimeta, aga et see inimene, ma ise ei kuulnud, aga oli mingi tekstiline kokkuvõte oli jutust ja kindlasti see oli kontekstist välja rebitud, aga üks Tehnikaülikooli teadlane, võib-olla mõned kuulajad arvavad ära, kellega tegemist, ütles, et need majad peavad 500 aastat vastu. Ma arvan, et see pidi olema kontekstist välja rebitud, aga siiski, ütleja oli valdkonna spetsialist. Et ikkagi ega need hooned nagu kokku kukkuma iseenesest ei hakka, varem või hiljem hakkavad, aga siis ongi, et korrashoiuga tuleb vaadata, et mingeid tegevusi teha. Eluiga 40-50 aastat ei tähenda, et siis hoone tuleb lammutada, et siis tuleb lihtsalt suurem remont teha ja kogu hoonele, konstruktsioonidele ja torud kaablid, mis hoones sees on. Aga vaat ongi, et kui meil on omandiõigus on nii killustunud, siis kogu hoone täis renoveerimine on keeruline. Kallis, jah, et Rootsis, et vaat meil on korteriühistu süsteem, kus on korteri omandid kuuluvad erinevatele isikutele. Soomes näiteks pigem kasutatakse palju rohkem hooneühistu süsteemi, kus hästi piltlikult öeldes inimesed on hooneühistu nii-öelda aktsionärid, eks, osanikud on seal ja seal on siis mõnevõrra ühistul suurem võim kogu hoone üle ja saabki selliseid suuri asju hõlpsamini teha. Et omal ajal valiti meil selline tee, et oli see halb või hea, see on valitud tee, et ega meil ei ole mõtet siin heietada. Aga jah, et võib-olla nende, ütleme, võtamegi Mustamäe, Lasnamäe, miks mitte Annelinna majad, et ma ise nagu niimoodi hästi pealiskaudselt lähenedes jagan sellised, ütleme, kortermajad valitsemise mõttes 3 kategooriasse, et üks on hoone, eks, et tegus ühistu, juhatus, tegus haldusettevõtte tegus, mida see tähendab, eks teil makstakse ka, et tasuta pole siin midagi. Ja see pole odav. Siis on mingid hooned, kus piltlikult öeldes nagu kõik toimib, midagi läheb katki, parandatakse ära ja siis on 3. tüüp hooneid just valitsemise vaatest, kus asjad niimoodi vaikselt hääbuvad. Et ega ühes kortermajas aastaga midagi nagu suurt ei toimu, eeldame, et mingit avariid ei ole. Ja selliseid hääbuvaid täiesti siis mitte ei saaks öelda, et mitte professionaalselt juhitavaid, vaid mitte juhitud ühistuid. Neid on, sest kes on hoones korteriühistu juhatuses? See, kes ei suutnud ei öelda üldkoosolekul. Et seal professionaalsust ei ole ja võib-olla ei ole inimestel ka raha, et palgata korralik haldusettevõte, kes siis nagu ülesanded enda peale võtaks. Ja võib-olla, ja siis mõtleme, et seal majas on terve hulk mingeid mutikesi ja vanamehi, kes elavad pensionist, siis mõtleme, et kui tema igakuine kodukulu suureneks 50 euro võrra, mida haldajale maksta, kes väga head teenust pakuks, siis ta peaks valima, eks, kas, et üks nädal jääb siis söömata. Ja inimlikul tasemel väga, väga arusaadav. Jah, mulle mõnes mõttes nagu meeldib see mõte, et nende paneelmajade asemel millalgi tulevikus võiks mingisugused väga ilusad linnaosad olla. Sest mingil hetkel need majad ju seal peavad nagu, nad ei kesta nii kaua nagu see vanalinn,
Tallinnas, et sa ei saa, mingil hetkel ta läheb ju nii kalliks see parandamine, et sul on nagu mõistlikum midagi uut sinna asemele teha. Aga noh, see on minu nagu mingisugune selline imelik unistus. Aga lähme siit edasi, võib-olla selline paar väikest teemat veel siia saate lõppu, et üks on investeerimine. Et ma saan aru, et sul on siis kuskil 9 üürikorterit hetkel investeeritud samamoodi kinnisvarasse, seal on üürniku sees ja oled teinud ka lisaks kinnisvarale siis aktsiainvesteeringuid. Ja ma saan aru, et praegu kinnisvara investeeringuid sa rohkem ei plaani teha üüri kinnisvaraks, aga pigem vaatad nagu väärtpaberiturgude poole. Et kuidas sa nagu praegu mis aktsiaid sa omad ja kuidas sa nagu aktsiate osas, mida sa vaatad praegu aktsiaturgudel? Ütleme niimoodi jah, et sinu info kõik on õige, üüri kinnisvarasse täiendavaid panusid hetkel teha ei soovi, sest moel või teisel sai sellest ka räägitud, et tänane seis ei ole suurest pakkumisest ja madalast tootlusest tulenevalt liiga meelitav, aga me rääkisime hästi palju inflatsioonist. Ja justkui nagu selle peale mõeldes ja võib-olla loodan, et mu lapsed ei kuule seda saadet, aga võib-olla ka nende peale mõeldes las need, mis on mul olla alles. Rahavooliselt on kõik plussis ja see on ülioluline sellises olukorras, et rahavooliselt ma hätta ei satu. Aga aktsiate poole pealt mul on punt Eesti aktsiaid, enamiku kinnisvaraettevõtete aktsiaid, enamiku mitte kõikide ja võib-olla mõnda on küll ainult mõni, et mul oleks põhjust aktsionäride üldkoosolekule minna ja mitte ainult tasuta suupisteid sööma, vaid vahest lihtsalt aktsionäride üldkoosolekul kuuleb huvitavaid mõtteid, et ma võtan sellise väikse, kuidas öelda, seminarina aktsionäride üldkoosolekuid ja kohe on siin vist homme on Merko üldkoosoleku, ma kindlasti plaanin minna. Ja teine ports on siis välisaktsiaid, valdavalt pigem ETF-id, ja siiski on mõned aktsiad ka, aga ma arvan, et ma pigem vaatan ETF-ide poole, sest ma tõepoolest, et kui millestki on täna puudu mu elus, siis üks asi on aeg. Ja et ma ei jõua tegeleda. Kõik ei jõua analüüsida, eks ole. Et ei ma jõua üldse analüüsida, et ma pigem nagu panustan mingis mõttes regulaarselt, et iga kuu võib-olla midagi teen kuskil suhteliselt väikeste summade kaupa, ehitan mingeid positsioone, aga mingid, kuidas öelda, viin ellu mingid varem tehtud otsuseid ja siis kasvatan mingeid ETF-ide positsioone. Aga et välisaktsiatest mul on ikkagi Google'it, Microsofti, Berkshire Hathaway'd ja midagi vist on, midagi üksikut veel, aga välisaktsiate positsioon on vist kokku 10. Et peaaegu pooled said nimetatud. Klassikalised investeeringud nagu ikka eestlastel, selline tehnoloogiasektor ja Warren Buffett on ju. Et proovin hästi lihtsana seda asja hoida, et olen siin just nüüd mõni aeg tagasi, aga ma räägin võib-olla pool aastat või aasta tagasi olen natuke Euroopa suunda võtnud ja läbi siis siin Euroopa 600 ettevõtte ETF-i näiteks Inamundi. Euroopa aktsiaturg vist oli hiljuti siin, vaatasin, siis oli nagu USA omast parem ikkagi see aasta, et on järgi tulnud tublisti. Kuidas sa vaatad neid selliseid varaklassi, meil siin saate nimi on Kulla standard on ju, kuidas sa vaatad nagu väärismetalle kui varaklasse. Ma saan aru, et sa ei peaks, sinu definitsiooni jorgi arvatavasti sa ei pea neid investeeringuks, sellepärast, et nad ei too mingisugust rahavoogu. Et investeering on see, mis nagu, mingi hetk sa defineerisid alguses ära. Kapitali paigutus kasumi teenimise eesmärgil. Ma sain niimoodi aru, et see kasum on siis tulu, mingisugune passiivne tulu või
See ei pea olema ju rahavoog, et kui ma ETF-idesse investeerin, siis puhtalt ma ei viitsi tegeleda mingi maksu küsimuste selgeks tegemisega ja ma investeerin akumuleerivatesse ETF-idesse. Kes reinvesteerivad dividende niimoodi. Ja see, et ma Microsoftilt dividende saan, et see on nagu nii teisejärguline tootluse määr, et ma proovin selle asja lihtsana hoida. Ja ma ütlen toorainetest, mul ei ole piisavalt teadmisi, nii et see on põhjus, miks ma neisse investeeri ja võib-olla üks saatest inspiratsiooni saades ma mõtleks ka võib-olla mingi väärtpaberi ETF-i peale, mis siis tooraineid kuidagi peegeldab, aga ma ei tunne seda valdkonda. Toorained üldse tervikuna, kui me rääkisime siin inflatsioonist, siis toorained tervikuna nii palju, kui minu nagu analüüsi tulemus on olnud nagu mineviku põhjalises toorained on kõige parem inflatsioonikaitse. Isegi parem kui kinnisvara. Et toorained kipuvad esiteks toorainete tõus kipub inflatsiooni tekitama, ehk siis sa saad enne nagu tõusu kätte, kui inflatsioon üldse kohale jõuab. Ja pärast, kui inflatsioon tuleb, siis investorid kipuvad toorainetesse investeerima, mis omakorda nagu on selline ringratas mudel, eks ole. Ja seal need liikumised võivad nagu väga järsud ja kiired olla. 70-ndatel oli toorainet siin, ma ei tea, nafta tõusis 15 korda ja kuld tõusis 20 korda ja kõik need metallid, tööstusmetallid ja kõik. Et siis viimati, kui meil selline suur inflatsiooniline periood oli. Mul endal on nagu toorainet nagu investeeringute seas nagu kõige, ma ei tea, mingi 70-80% äkki. Ja ma saan aru, et nafta on nüüd eks tipus siin kuskil omadega ja kas siia nüüd täna sisse tulla? Jah, et seda ei teagi, nafta puhul üldse ei tea, et toorainet pigem siuke pikaajaline investeering ka samamoodi nagu kinnisvarat saab vaadata pikaajalise investeeringuna, seal nagu ajahorisont 5+ aastat. Et lühiajaliselt jah, et ei tea, mis see nafta hind nagu, üldse nafta on nagu selline väga tsükliline ka, et jah. Võib-olla lõpetuseks siia saate lõppu küsida veel, et millised sinu nagu sellised üldised soovitused oleks nagu Eestile tervikuna? Eesti on selline abstraktne sõna, et kuidas Eestile midagi soovitad Eesti, ma ei tea, juhtimisel. Et kuidas me saaks nagu seda siin parandada seisu, võib-olla mõni mõte ja millisena sa näed nagu Eestit aastal 2050? Mõel või teisel me sellist regulatsioonide teemat puudutasime ja mulle iseenesest imponeerib Einsteinile omistatud mõtte, et asju keerukamaks teha oskab iga idioot ja selleks, et asju lihtsustada on vaja geeniust. Ja samas Einstein on öelnud ka, et pooled asjad, mis talle sõnad suhu pannakse, pole ta kunagi öelnud. Tõenäoliselt ka seda, mis ma praegu ütlesin, aga see selleks. Et ma arvan, et vaadates sellise rahvastiku maksumaksjate arvu peale, lihtsalt absoluutarvu peale ja kui siia tulebki mingi immigrantide laine, siis tõenäoliselt vaatame, mis Rootsis toimub näiteks, siis nad ei ole maksumaksjad. Nad ei ole netomaksumaksjad. Siis saavad riigilt rohkem, kui nad tagasi annavad. Ja, see tähendab seda, et teha mingeid keerukaid süsteeme ja proovides kuskil iga nüanssi ära tabada regulatsioonide poolt, see lihtsalt ei ole võimalik. See muudab ühiskonna paindumatuks, see muudab ühiskonna hapraks, mis eks löögiga habras siis löögiga puruneb, mitte ei paindu. Ja seda ei suuda avalik sektor korraldada. Need inimesed lihtsalt ei tea ja mitte sellepärast, et neil midagi viga oleks, mitte keegi ei tea. Ja erasektor, kes teeb otsuseid oma rahaga, on efektiivne niimoodi, et ma iseenesest tahaks anda soovitus, et prooviks nagu lihtsuse suunas natuke. Prooviks nagu teha vähem asju. Et kui meie jutu peamine fookus on olnud elamispindade turg ja tulles siin muuhulgas siis ka käsitletud kättesaadavuse juurde tagasi, et kui see ei ole
Eesti ühiskonnale, see ei ole ühelegi ühiskonnale jõukohane, et hakata kõikidele kõige parema kvaliteediga eluaset tagama. Et inimesed peavad selle asjaga ise hakkama saama. Ja alati on mingid grupid, kes ei saa. Noh, et ütleme, inimestel on mingid puuded näiteks või mingi, et ma arvan, et inimene, kes vanglast tuleb, peaks saama eluaseme mingiks ajaks vähemalt, et muidu ta hakkab kohe jälle kurja tegema. Ja niisugused erijuhtumid loomulikult on olemas, aga et prooviks, et inimesed saavad ise endaga hakkama, et mida see tähendab, et inimesed, see tähendab rohkem vabadusi. Vaba riik, rohkem vabadusi. Kõlaks ju. Aga kuhu me 2050. aastaks suundume, et ja ma kardan, et ma elan mingis illusioonis, et või ses mõttes mulle ega ma arvan, et eks meil ikkagi regulatsioonide hulk, selline keerukus kasvab, et ikkagi selliseid tegevusi tuleb juurde, kus keegi tuleb, ütleb sulle ja mulle ja kõikidele teistele, kuidas on õige ja hea, millised peavad olema meie väärtushinnangud, millise tujuga hommikul ärkama ja nii edasi. Et nagu depressiivne. Aga äkki ikka päike tõuseb idast, äkki ikkagi suvel on soojem kui talvel ja puud on suvel lehes ja saab õunapuu otsast õunu ja talvel saab suusatada, kuigi ma ei söö nii õunu ja ega ka ei suusata. No seda kindlasti saab, ma usun. Kui meil just tuumasõda ei tule. No võt. Siis saame positiivselt lõpetada saate. Kui ma mõtlesin siin enne saadet, ma mõtlesin, et me eriti midagi kinnisvarast ei tea ja niimoodi siis mõtlesin, aga pärast saadet ma natuke saan targemaks, sest ma sain natuke targemaks, ma usun. Ja siis on hea, et vähemalt mõne nagu idee olen suutnud edasi anda. Ma loodan, et kuulajatel, vaatajatele oli ka huvitav ja saite ka targemaks. Ja aitäh, Tunu, et täna tulid siia saatesse. Ja näeme siis juba järgmisel korral. Aitäh, Mait, et kutsusid ja kena päeva õhtut, mida iganes ka kõikidele kuulajatele.